Kallid kohalviibijad, on jõudnud aeg kätte pidada maha üks paneeldiskussioon. Paneeldiskussioon teemal kliimaneutraalsus ja roheenergia. Tutvustan teile paneliste. Kõigepealt on meil siin vasakus otsas on Mihkel Annus, kellega olete juba täna näinud, Eesti Taastuvenergia Koja juhatuse esimees. Järgmiseks on Keit Pentus-Rosimannus, aastal 2011 kuni 2014 Eesti keskkonnaminister, praegune Reformierakonna juhatuse No ütleme nii, et Riigikogu fraktsiooni aseesimees, väliskomisjoni liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige ja kliimapoliitika portfelli hoidja. Wow. Okei, siis on meil siin Jaanika Laht, tere, Keskkonnaministeeriumist kliimaosakonnast ja kõige paremal on Mihkel Kunnus, keskkonna sotsioloog, semiootik, keskkonnafilosoof. Miks mitte? Tänasel paneelil on meil kolm siukest suuremat pealkirja või kolm siukest suuremat katusteemat. Esimene on kas ja kuidas on Eestis võimalik saavutada kliimaneutraalsus. Teiseks, kas ja kuidas on Eestis võimalik täielikult taastuvenergiale üle minna. Ja kolmandaks, mis määral on taastuvenergia piisav lahendus kliimaneutraalsuse saavutamiseks, seda siis siukses globaalses mõõtmes. Ja paneel hakkab siis välja nägema umbes selline, et minul on siin hunnik ettevalmistatud küsimusi, mida ma püüan parima äranägemise järgi küsida. Meil on siin 4 spetsialisti üle Eesti eri valdkondadest kohal ja nemad püüavad neile siis parima äranägemise järgi vastata. Kui kellegil tekib mingi põletav ja täiesti lihtsalt ei ole nõus sellega, mida räägitakse, siis võite aga käe tõsta. Eks ma niikuinii julgustan väga ka elavat diskussiooni lava peal, aga üldiselt hakkame aga lihtsalt asjaga pihta. Niisiis, esimene suur katus pealkiri, kas ja kuidas on võimalik Eestil saavutada kliimaneutraalsus? Selleks, et aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsus tuleb Stockholmi Keskkonnainstituudi analüüsi soovitusel keskenduda 2021 kuni 2030 perioodil kiire võiduga ehk suurte heitekoguste vähendamise potentsiaaliga kuluefektiivsematele meetmetele võtmevaldkondades. Olgu siis mainitud, et kõige suurem osa, 88% Eesti saastest tekib energiatööstuses ning Stockholmi Keskkonnainstituudi analüüsi järgi kulub Eesti 2050. aastaks kliimaneutraalseks muutmiseks 17,3 miljardit eurot. Niisiis, Keit Pentus-Rosimannus, ma küsin teie käest esimesena. Teie olite keskkonnaminister aastal 2011 kuni 2014. Mida siis kliimaneutraalsuse nimel tehti? Kõigepealt tere kõigile. Ja 2011 oli see aeg, kui Eestis hakkasime me esimest kliimastrateegiat ette valmistama. Iseenesest on õudselt tore olnud mul jälgida, kuidas selle põhimõtteliselt 10 aasta jooksul on see muutus olnud päris korralik ja selliste otsustajate hulgas, et kui siis oli ka valitsuskabinetis hulk neid inimesi, kes leidsid, et esiteks see teema on nii pika vinnaga tulevikku ulatuv, et paljud ei saa sellest aru ja võib-olla ei ole ka hädavajadust Eestil sellega tegeleda, kuna Eesti on nii väike ja nii edasi, et siis tänaseks on samadest inimestest saanud kõige suuremad kliimaneutraalsuse sellised jutlustajad, mis on iseenesest väga tore muutus jälgida olnud. Ja see kliimastrateegia, mida siis ette valmistama hakati, iseenesest ega see dokument ise ei kunagi ju ei tee asju, et ta lihtsalt oli vajalik selleks, et läbi mõelda erinevad valdkonnad, sest et põhimõtteliselt on tõsi see, et hästi suuri otsuseid on vaja teha energeetikas. Energeetika mõjutab kõige rohkem meie sellist jalajälge keskkonnas ja kasvuhoonegaaside õhku paiskamist. Aga tegelikult on kliimaneutraalsus, ei ole vist ühtegi valdkonda, mida see lõpuks puudutamata jätab. Et sellist koond läbimõtlemist, ma arvan, et see on olnud hästi oluline muutus ja seda on olnud vaja teha. Ja kust, kuidas minema hakata, et minu meelest on olnud kõige olulisem see põhimõtteline otsus, et me enam ei proovi kuidagi
mööda hiilida või enam ei proovi teha seda nägu, et kliimamuutused Eesti jaoks ei ole olulised. Nendele, kes on olnud hästi skeptilised Eesti selliste sammude teemal, siis mina olen katsunud selgitada seda asja niipidi, et lisaks sellele, et tegu on sellise põhimõtteliselt moraalse kohustusega. Need lapsed, kes praegu läksid esimesse klassi, saavad oma gümnaasiumi lõpus elada normaalses keskkonnas ainult juhul, kui kasvuhoonegaaside heidet alla tuuakse ja need põhimõttelised muudatused ära tehakse. See on üks pool, aga teine pool on iseenesest nagu hästi praktiline pool. Et kliimaneutraalsus ju kokkuvõttes on ikkagi ka tehnoloogia mõttes hästi suur võimalus. Ja põhimõtteliselt ei ole ta mingisugune selline abstraktne asi, vaid tegu on lahendusega, kus me tulevikus toodame asju ja majandame nii, et sellest maha jääv keskkonnajälg põhimõtteliselt on nii väike kui võimalik, et me ei jäta negatiivset jälgi maha. Ja ma ei tea, kui on üks koht maailmas, kus see ära teha oleks võimalik, siis see võiks olla Eesti, mu meelest. Jaanika Laht, esimene soovitus Stockholmi Keskkonnainstituudi analüüsis on suurendada investeeringuid energiatõhususse. Kas ja mida Keskkonnaministeeriumis täna tehakse, et seda täide viia? Kas see üldse on mingi pädev dokument Keskkonnaministeeriumi laual? Tere ka minu poolt siis pädeva dokumendi all te peate siis silmas seda SEI-Tallinna uuringut. SEI-Tallinna uuring on kindlasti pädev dokument, eriti kuna me siis kõik ministeeriumid tegelikult olid sellesse ka ju kaasatud, ehk siis me saime väga palju anda sinna sisendit, me saime natukene valideerida, vaadata üle, mis kujul need arvutused on, kui hästi nad meie praeguste teadmistega kokku lähevad. Nii et kindlasti see on pädev dokument, ta ei ole nüüd teekaart, ehk siis see ei ole nüüd see üks suund, kuhu me nüüd hakkamegi minema. Aga ta on selle, praegu ju käib väga aktiivselt otsustamine selle üle, et mis siis on need esimesed sammud, mida me nüüd peaksime siin Eestis ette võtma, et sinna kliimaneutraalsuse poole liikuda. Ja ta on kindlasti üks dokument, mis seal kogu aeg kõrval on, mida me saame vaadata ja mille põhjal siis neid otsuseid ka kujundada. Kui nüüd rääkida energiatõhususest, siis ma ei tahaks seda nüüd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ära kaaperdada, et see on ikkagi rohkem nende teema. Aga mida ma saan öelda on see, et me oleme Eestis juba praegu ikkagi hoonete energiatõhususse ja ka mingil määral tööstuses ressursitõhususse juba panustanud. Kindlasti see jätkub, mis on kaalumisel on see, et võib-olla me peaksime seda veidi kiiremas tempos tegema. Just nimelt selle jaoks, et jõuda nii 2030 eesmärkidena kui sinna kliimaneutraalsuseni. Nii et need tegevused on meil juba toimunud ja kui me vaatame seda ka Euroopa tasandil, siis just nimelt korterelamute energiatõhususe parandamises on Eesti üks väga hea näide. Et mitmetes teistes riikides on olnud seal erinevaid probleeme alates omandiküsimustest kuni siis ka sellise pankade poolt lisakäenduse pakkumisega ja see ei ole võib-olla nii edukas olnud ja Eestit näiteks just korterelamute energiatõhususe parandamisest tuuakse väga palju heaks näiteks. Nii et me oleme seal hästi toimetanud ja me kindlasti jätkame, et see ei ole kuskil laualt maas. Ja ma võib-olla lisaks ja juurde, et miks on just energiatõhusus ka oluline, on see, et kui me räägime kliimaneutraalsusest, kui me räägime heite vähendamisest, taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisest, siis me ei saa kogu aeg rääkida ainult seda tootmise poolt, et me peame kogu tootmise kuidagi ümber muutma või korraldama ja taastuvatele viima. Me peame ka tegelikult seda olemasolevat tarbimist vähendama. Ehk siis need ressursid, mis meil olemas on, neid tõhusalt kasutama efektiivselt ja selleks on kõige olulisem vahend, kõige parem vahend ongi siis energiatõhususe suurendamine. Nii et ma kohe annan teile ka sõna, mis üldse Keskkonnaministeeriumi need hambad on, millega seda kulutõhusust suurendada? Et selles mõttes, kas Keskkonnaministeerium saab teha mingisuguseid ettekirjutusi, kuidas see käib kulutõhusamaks muutmine? No otseselt me ettekirjutusi ei tee, et nagu ma ütlesin, energiatõhusus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teema. Aga kuna ta on väga tihedalt seotud just nimelt ressursside tarbimisega, energia tarbimisega, siis kõik need erinevad toetusmeetmed, mida siis riigis välja kujundatakse, seal meie aitame kaasa mõelda, mismoodi, kuidas seda siis ellu viia. Ja mis on väga palju siis just nimelt ka Keskkonnaministeeriumi kujundada, ongi see, et kuidas tööstuses
ressursitõhusust nii-öelda suunata ja kujundada, et millised oleksid seal need võimalikud meetmed ja tegevused, mida me näeme, et on vaja ellu viia ja kuidas seda toetada. Hästi kiire lihtsalt lisa või see kommentaar siia, et jälle nagu seda paralleeli või mingit paremat arusaama numbritega tekitada, siis Euroopas keskmiselt on umbes 40% sellest energia kulutamisest toimub hoonetes või siis läbi nagu hoonete energiakasutuse. Eestis on see number kõvasti üksjagu kõrgem, et umbes natuke pealt 50% energiast kulub meil hoonetes, mis näitab seda, kui suur see nagu potentsiaal tegelikult energiasäästul meil Eestis olla võiks. Ja kortermajadest oli juttu, siis meil on umbes 22 000 kortermaja, mida oleks võimalik muuta nagu energiasäästlikumaks. Ja tegelikult see nagu tehniline lahendus, mida meie teadlased on välja suutnud nagu mõelda, ei ole mitte lihtsalt see, et ma ei tea, teibime aknad kinni või paneme pakettaknad ette ja sellest ongi muutunud hoone energiasäästlikuks, vaid see on tõesti terviklahendus. Ja see on selles mõttes hästi hea näide, kuidas me võiksime pakkuda palju laiemalt teistesse riikidesse ka oma siis teadlaste poolt, ekspertide poolt välja töötatud lahendust. Ja mida saab teha Keskkonnaministeerium või riik või ükskõik mis ministeerium tervikuna, siis tegelikult see Eesti keskkonnatasude süsteem on siiamaani olnud nagu päris unikaalne. Euroopas seda on mitmelt poolt käidud uurimas. Ja see oma väga lühidalt kokkuvõttes sisus on see, et see tasu, mida me kogume siis keskkonna kasutamise või ka saastamise eest, suunatakse keskkonda tagasi. Et selleks on Keskkonnainvesteeringute Keskus, mis need maksud kokku kogub ja mitte lihtsalt ei jaga nagu õhukese kihina eelarve kuludeks laiali, vaid tõesti suunab tagasi keskkonda. Ja selle arvelt on olnud meil võimalik teha ja on edaspidi ka loodetavasti võimalik teha seda tüüpi investeeringuid ja arendusi ja teadust. Ma kohe lähen Mihkel Kunnuse juurde edasi. Ma korraks küsin teie, kes te mõlemad olete Keskkonnaministeeriumiga seotud või siis seotud olnud. Kas Keskkonnaministeeriumi siuke nagu kuvand või mingi võim on aastatega kasvanud ka nüüd, kui kliimaküsimused on üha nagu suuremaks ja põletavamaks saanud? Et mulle just kui nagu näib, et kliima on alati siuke asi, et kui majandusel läheb hästi, küll igal pool mujal läheb ka hästi, aga võib-olla ma eksin, võib-olla on midagi muutunud? Ma arvan, et on muutunud see, et jällegi ma võrdlen selle 10 aasta taguse ajaga, et siis veel oli sellist hoiakut, et loodus ja keskkond, et see on nagu, mitte et liiled ja liblikad oleks midagi väikest, aga et see on nii-öelda nagu pehme teema, et see on kuskil seal ja üldiselt on meil ju loodusega kõik hästi. Ja kui asjadega on hästi, siis see kuidagi ilmselt nagu kraabib või kriibib vähem, eks ole. Et praeguseks on minu meelest see teadmine küll nagu kohale jõudnud, et põhimõtteliselt mulle tundub, et on nii, et on õudselt palju valdkondi, mida me saame põhimõtteliselt teha ükskõik millises riigis. Näiteks maksupoliitika võib olla nagu väga kihvt maksupoliitika, aga ei ole mitte mingit takistust, miks seda ühte mudelit ei ole võimalik rakendada ükskõik millises teises maailma otsas ka, välja arvatud tahe ja kokkuleppedeks. Aga looduskeskkond ja keskkond ise on selline asi, et see on olemas sellisel kujul, selliste liikidega, sellise liigirikkusega täpselt ainult ühes kohas maailmas. Mitte kuskil mujal seda ei ole. Sellist täpselt keskkonda ja loodust. Ja kui me selles osas nagu ebaõnnestume või ühel hetkel käest ära laseme, siis on see läinud. Ja ikkagi see mõju looduskeskkonnale ja keskkonnal kogu ülejäänud riigi toimimisele on hästi suur. Kuni töökohtade loomiseni välja. Lõpuks ei taheta minna enam töökohti looma nendesse kohtadesse, kus keskkond ja loodus on käest ära. Et see on täiesti omaette nagu argument. Ja mulle tundub küll, et sellest on ikkagi hakatud nagu rohkem aru saama ja selles mõttes, kui küsimus oli, et kas see nagu mõju nii-öelda on kasvanud, siis ma tahaks küll mõelda, et on. Ja lisaks ei ole enam nii, et on ainult üks inimene valitsuses otsustajate tasandil, et see on keskkonnaminister, kes selle eest võitleb, et see peaks olema ikkagi nagu tõesti läbiv ja palju-palju laiem. Jaanika Laht, mis teie arvate? Keskkonnaministeeriumi rahastus kahanes see aasta või selle eelarvega rahastus kahanes, mõju kasvab, on suurem, väiksem, mis te arvate? Et kas Keskkonnaministeeriumi mõju kuidagi otsustele on sõltuv sellest rahast, mis meile eraldatakse? Kui näiteks see võiks olla see küsimus. Kas Keskkonnaministeeriumi mõju on sõltuv sellest rahast, mis teile antakse näiteks?
Ma arvan, et see ei ole nii-öelda omavahelises sõltuvuses kuidagi, et mul on, ma võib-olla lisaks Keidile siin nii-öelda lisaks, et ma ei ole ministeeriumis olnud väga pikka aega, et ma tulin esimest korda 2016 lõpus ja tulin puhtalt Euroopa Liidu Nõukogu nii-öelda Eesti eesistumise ajaks. Ja nüüd ma olen olnud ministeeriumis aasta aega, nii et ei ole väga pika kogemusega. Aga mida ma tunnetan võib-olla on tõesti see, et kliima, kui me räägime konkreetselt kliimaneutraalsusest ja kliimapoliitikast, et siis ta on ikkagi muutunud niivõrd laiaks teemaks, et ta on läinud ja ajanud nagu need oma kombitsad absoluutselt kõikidesse majandusvaldkondadesse ja sektoritesse. Et kui ta varem oli tõesti võib-olla väga palju ainult energeetikaga seotud, siis nüüd on kliima meil ikkagi, ta on meil põllumajanduses, ta on meil transpordis, ta on meil kogu majanduses ja konkurentsivõimega seotud, mis tähendab seda, et see arusaamine on ka jõudnud absoluutselt kõikide nii-öelda poliitikuteni, kõikide ministeeriumite ametnikeni. Ja kui me vaatame seda, kui laialdaselt me täna siis Keskkonnaministeeriumis teeme just nimelt kliimapoliitika alaselt koostööd teiste ministeeriumitega, siis siis seda võiks nagu tõlgendada, et ju see mõju on kasvanud ja meil on nagu seda suunamist ja otsustusvõimet natukene rohkem kui võib-olla varasematel aastatel. Aga jah, niimoodi rahast ma teda küll üks ühele sõltuvaks ei paneks mitte kuidagi. Hästi, ma lähen praegu edasi. Mihkel Kunnus, küsimus teile. Täna on Eestis ka üsna veel siuke polariseerunud maailm, et kliima kas on probleem, kliima ei ole probleem. Eesti, kui ma eksis, on üks kõrgemate riikide seas, kus tõesti inimesed veel tunnevad, et kliima ei ole probleem. Kuidas üldse tutvustada taastuvenergiat riigis, kus ei ole isegi selge, kas probleem on päris või mitte? No kuidas tutvustada? Kui inimene eitab, eks ju, seda probleemi, siis võib öelda, et valgustuslike meetoditega läheneda ei saa, eks. Ja iseenesest on siuke kultuuripsühholoogiline ja osalt ka kultuurisemiotiline nähtus, eks ju, kus mingi väite tõeväärtus on seotud identiteedi küsimusega. Sisuliselt on kliima soojeneb, kliima ei soojene samas funktsioonis, kus on näiteks see, et meie oleme Tartu Tammeka poolt ja meie oleme Viljandi tuleviku poolt. Eks ju, et need on väited, mis ei kuulu tõeväärtusanalüüsile, need on identiteedi tunnused, neid kantakse nagu lippe ja nende puhul on lojaalsus omadele kõige tähtsam, eks ju, sellepärast on ka meie nii-öelda neokonservatiivid, kes ei ole üldse konservatiivid, vaid ma ei oska öelda, mis nad on. See on neil identiteedi tunnus ja see on matkitud loomulikult läänest, eks ju, nad teevad siin siukest oma vaese mehe Trumpi. Ja selles mõttes, et see on intellektuaalsele argumentatsioonile on see segment immuunne. Et selles mõttes ei saa, jah. Aga võib-olla kui tullagi seda, et et intellektuaalselt me saame kõik aru, et probleem on päris, siin on selle kohta tõestus, teadus räägib selle kasuks. Kuidas teha võib-olla emotsionaalselt nagu nii-öelda maakeeli selgiks, et tõesti, et kliima muutub ja see ei ole hea asi? Tähendab, üks asi on ka see, et on näiteks mõjustuspsühholoogias on teada, et neid inimesi, kes muudavad oma seisukohti, see on täielik kultuuri universaal, et neid ei sallita mitte kusagil. Ühesõnaga, kui sa oled jobu, siis ole lõpuni, sest see on parem kui see, et sa oled muutliku meelega. Ja selles mõttes ma näiteks Martin Helmele või Mart Helmele soovitaks lihtsalt, et ärge rääkige kliimast üldse, hakake tegelema näiteks Eesti metsakaitsega, nagu Meeter Ernits, eks ju. Sa ei tohi oma seisukohti muuta, eks ju, aga sa võtad sama asja ette, aga teed selle teiseks probleemiks, eks ju, see on nii-öelda kultuurisemiotiline soovitus, mida meile siiralt soovitaks, et nad ei peaks enam kliimast üldse rääkima, vaid rääkima näiteks Eesti keskkonnakaitsest, Eesti looduse kaitsest, meie maastiku kaitsest, millestki sihukesest, eks ju, põlislaante säilitamisest, eks ju, sihukeses rahvuskonservatiivses mõttes on sõnal põlis on väga tugev positiivne konnotatsioon, siis põliskeskkonna säilitamisest umbes niimoodi ümber programmeerida. Selge. Lähme edasi. Mihkel Annus, küsimus teile. Nüüd Taastuvenergia Koda on juba aastal 2012 tulnud välja kavaga Taastuvenergia 100, mis siis tähendab 2030. aastaks täielikult taastuvenergiale üle minemist. Seda olete te aastate läbi parandanud, muutnud ja mina mõtlen just nagu sellist asja, et
kui väga nagu, kas see on nagu realistlik või see pigem ongi sihuke lipulaev ideede maailmas? Esiteks jah, kes olid siin varem kohal, juba on tutvunud selle kavaga, eks ole, sest see oli meie tagasi seina peal mõni tund tagasi. Ta on kindlasti realistlik, sellepärast, et see on üks kava olulisematest järeldustest on see, et ta on mõistlik, tehnoloogiliselt tehtav, eks ole, ja ka vajalik, on ju. Et selles mõttes ma ei paneks seda realistlikkuse skaalal, ma ei kasutaks seda realistlikkuse skaalat. Küsimus on selles, et mis ajaraamis me selle ära suudame teha. Et jah, kui me aastal 2012 panime mõistlikuks ajaraamiks, sättisime aasta 2030 ja meil on täna juba 20 ees, siis tegelikult aina keerulisemaks läheb, ütleme ausalt. Ja tegelikult, kui kava sisse vaadata, siis transpordisektoris see välp ongi natuke kaugem, eks ole. Aga me peaksime lähtuma sellest, mida tegelikult sa varem mainisid SEI raportis, et me peame keskenduma kiire võiduga tegevustele ja tegema neid lähikümnendil, ehk siis kõige varasemas etapis. Ja loomulikult taastuvenergia või energeetikasektoris heitmete vähendamine ehk siis taastuvenergia üleminek on see väga suure võiduga samm, millest me saaksime alustada. Kõik, mis puudutab loomulikult, kõik on oluline, tööstus, transpordisektor samamoodi, need tegevused ongi sellised, mis võtavadki kauem aega, aga soojus elektrisektoris, need sammud me saaksime täielikult nendest me saaksime palju kiiremini otsast kinni haarata ja tegema hakata. Mille taga see, ma küsin praegu üsna siukse laia haardega küsimuse, isegi mitte midagi konkreetset, kelle taga või ühesõnaga, et on spetsialistid, kes ütlevad, et jah, et peaks kiiremini liikuma, on aktivistid, kes tahaksidki kiiremini liikuda, on mingi seadusandlus, mis seda piirab. Esiteks, mille taga see seisab ja mis see kõige üldisem suund on, et kas meil oleks mingisugust rahvavalgustuslikku arvamusliidrit vaja või meil oleks massiliikumisi või mis siin abiks oleks, et kui me tõesti praeguse kavaga ei jõua 2050. aastaks kliimaneutraalseks, et kuidas me seda protsessi tagant utsitame? Tegelikult alustaksin vastamisega sellest, et ega see rahva liikumine on ka väga oluline. Et siin ei ole ainult ekspertide arvamus see, mis esimesi samme toob, eks ole. Et kui me vaatame viimast aastat, siis see rahva liikumine, mida on sütitanud Greta Thunbergi väga tänuväärsed tegevused ja kuidas ta on mõjutanud tegelikult ma ei saa öelda kogu maailma, aga väga suure osast maailmast on tema rütmis kaasa liikumas, tutvustamas endale seda teemat aina rohkem, kui mitte loomulikult kõik ei osale kliimastreikidel, meil ei ole võib-olla valmis seda sammu tegema, aga kodus me mõtleme võib-olla ikkagi aktiivselt kaasa sellistele teemadele, eks ole. See on oluline. Kliimaneutraalsus on 2017 aastal võib-olla keegi ei teadnudki sellise sõna olemasolu. 2020 see on juba tänase päeva jooksul kostunud siin saalis vähemalt 10 korda ma vannun. Nii, aga nüüd ma unustasin selle küsimuse esimese jätke ära. Hakkasin siin Gretast rääkima nii palju. Et see osa oli siis selles, et mida tegema peaks? Jah, muidugi. Loomulikult. Ega me, kes me siin saalis olime, ega me tegelikult kuulsime sektoripoolsetest ettekannetest ka, eelkõige siis päikese ja tuulesektori ettekannetest, et kus on need kitsaskohad ruumi osas, erinevate vastuolude osas. Loomulikult me oleme tegelikult ka, eks ole, ideoloogiliselt keskkonnale kaasa aitavad organisatsioonid, kui me räägime taastuvenergiast. Ma ei oska seda väga lai mõiste oli praegu, eks ole, aga meie eesmärk ei ole näiteks keskkonna mõju suurendada, mis sest, et loomulikult iga uus tuulik mingil määral lisab keskkonnamõju, iga tegevus, iga inimese tegevus loomulikult lisab keskkonnamõju, eks ole, aga meie eesmärk on ikkagi netosummas seda vähendada, mitte keskkonnakaitselistele aladele tungida tuulikutega, eks ole, ja nii edasi. Aga põhiosa on ikkagi see, et
me aktsepteeriks, me teeksime omavahel koostööd, et me leiaksime need alad, kuhu püstitada tuulik, päikesepaneele paigaldada ja nii edasi. Selge, aitäh. Sellest samast Stockholmi Keskkonnainstituudi SEI, millest me... Säästva Eesti, mitte Stockholmi Keskkonnainstituudi. SEI uuringust ilmneb see samunegi, et 88% Eestis tekkinud saastest pärineb energia tootmisest ning tänu põlevkivienergeetikale paiskab energiasektor täna, aasta oli siis 2019, õhku ligi 17 000 kilotonni CO2 aastas. Toon siia kõrvale, et Lätis näiteks paisatakse iga aasta õhku umbes 7800 kilotonni, ehk siis umbes 10 000 kilotonni vähem. See oli nüüd veel enne seda, kui seadusandlus muutis CO2 kallimaks ja põletatakse nüüd rohkem biomassi, aga imporditud elektrit, aga põhimõte siiski. Samas on suur potentsiaal planeeritaval põlevkivi eelrafineerimistehasel, mille ümber praegu siuke suur küsimärk hõljub, keegi päris täpselt ei tea, milline see kõige õigem küsimus seal on, mida küsida, mis läheb hinnanguliselt maksma 650 miljonit eurot ja mis vähendab väidetavalt energia tootmise CO2 heidet 3,3 korda. Mis justkui tundub päris äge, et see tähendab seda, et see vähendaks CO2 massi umbes mingi 4500 kilotonni peale aastas, et me oleksime lätlastest juba ees. Teine asi on see, et kogu pilt oleks kõvasti ilusam ja rohelisem. Keit Pentus-Rosimannus, ma küsin teie käest esimesena. Endise keskkonnaministrina, mida teie sellest arvete, oleks see mõistlik, mitte mõistlik? No kuidas ta mõistlik oleks siis? Et ma ei tea, see on nii, et maja põleb ja siis me viskame kange bensiini asemel natuke lahemat bensiini peale, eks ole. Ja siis proovime ennast veenda selles, et see on väga mõistlik tegu. Ei ole mõistlik mu meelest. Ja muidugi ma saan aru sellest sektori valust, kui nad on nüüd lõpuks tunnistamas endale, et see põlevkivi ka õli tootmine ei ole lihtsalt väga perspektiivikas tegevus. Et kui natukenegi vaadata neid prognoose, mis on olnud meil teada juba mõnda aega, siis see kõik ju räägib ühte keelt, et lihtsalt see ei ole konkurentsivõimeline enam õige pea. Ja panna 650 miljonit eurot asja, mis õige pea, mida me teame, et ta ei ole enam õige pea konkurentsivõimeline. Kui me seda 650 miljonit kasutaksime, ma ei tea, nii selles samas energiasäästus kui taastuv energia lahenduste väljaarendamisel, kui ma ei tea, tuule ja vesiniku koos arendamisel näiteks. Ma arvan, et see efekt ja pikaajaline efekt, mida õnnestuks saavutada, oleks ju pööraselt palju suurem. Nii et ma võin mõista seda sektori survet puhtalt ainult, kui nad väga kitsalt oma seda valdkonda vaatavad, sest et nemad ajavad oma sektori asja, aga ma absoluutselt ei mõista, et sellel tasandil, kus tegelikult tuleks vaadata riiki tervikuna ja ikkagi vaadata tõesti ette 20-30 aasta peale, et sellele liimile on mindud. Et kui me mõtleme Eesti konkurentsivõime peale ja selle sama kliimaneutraalsusele ülemineku peale, siis minu jaoks ma ei näe seda ratsionaalsuselt mitte ühegi nurga alt, täitsa ausalt ütlen. Teadmiseks ka kuulajale, kes võib-olla ei ole, ma kahjuks ei oska seda viidata, sest ma ei pannud endale siia kirja, aga selle samagi analüüsi põhjal, mida ma viidata ei oska, on põlevkiviõli, sellel samal eelrafineerimistehasel, mida siis praegu küsitakse, kas peaks või ei peaks, et põlevkiviõlil oleks potentsiaali kuni 2040 aastani olla siis kasumlik. Ja aga see on nüüd eeldusel, et see poliitika jätkub nii, nagu ta täna on, mida me teame, et ta ei jätku enam nii. Põlevkiviõli on võimalik olnud kasutada näiteks laevade transpordi kütusena siis. See on üks nendest sektoritest või kildudest, kus ei ole väga palju CO2 emissioone allapoole õnnestunud tuua. Ja see on juba praegu ka Euroopa tasemel väga tõsiselt ette võetud. Need tingimused muutuvad ja jällegi see konkurentsi olukord muutub. Selles mõttes, et teha midagi, mille puhul on juba praegu ette näha, et ta ei püsi konkurentsivõimeline. Milleks? Mihkel Annus. Lisaksin veel omalt poolt paar mõtet selle põlevkiviõli rafineerimistehase osas. Et esiteks, Keit juba mainis, et põlevkiviõli kasutatakse eelkõige laevakütusena
ja mitte Euroopa nii-öelda mereruumis. Lisaks veel ka laevakütustele kehtivad nõuded on ajas karmistuvad. Et kui kunagi oli, kas oli 3,5 nii-öelda süsinikdioksiidi, mitte süsinikdioksiidi, vaid väävloksiidi osakaalu nii-öelda see kriteerium, siis nüüd 7 korda tõmmati see kriteerium väiksemaks, mis tähendab seda, et nõuded ka laevakütusele karmistuvad ja see, just seetõttu ongi nii-öelda see point eelrafineerimistehasele, mis vääveloksiidi nii-öelda väävlit põlevkiviõlist väljutaks. Nüüd teine teema. Sa kasutasid sellist väga osavat sellist statistilist iseärasust, mis on tegelikult nagu ühtpidi õige, et põlevkiviõli tootes vähendatakse siin Eestis heidet. Küll aga globaalselt heide suureneb. Sellepärast, et põlevkiviõlist sa saad lihtsalt põlevkiviõli rafineerides, tootes ja rafineerides sa võtad sellest põlevkivist rohkem nii-öelda orgaanilist osad välja, mis tegelikult lõpuks ka atmosfääri jõuab. Nii et ta ei jõua Eestis, aga ta jõuab ikkagi globaalselt jõuab. Nii et tegelikult, ütleme niimoodi, et kui tehakse otsus põlevkiviõlitehaste ja rafineerimistehaste tehasid rahastada, siis tegelikult ei mõisteta kliimaneutraalsuse eesmärki, seda olemust. Ühest küljest suunatakse oma pilgud kliimaneutraalsusele ja teise küljega öeldakse, et näed, aga tegelikult me suudame veel seda teha. Sa ei mõista seda pointi siis, kui sa seda sammu teed. Jaanika Laht, Keskkonnaministeerium, kuidas teie selle teemaga tegelenud olete? Ma eeldan, et teie olete üleüldiselt sellel teemale pigem vastu, kuna Keskkonnaministeerium. Aga kas Keskkonnaministeerium on tegelenud nende võimalike mõjudega, mis siis, kui ühel hetkel põlevkivi enam ei ole majanduslikult kasulik, meil on ligi 15 000 töötud kaevurit ja teenindavat personali vähem? 3000 või? 3000 kaevurit. Siis ma olen valesid artikleid lugenud. Okei, aga need inimesed, kes jäävad töötuks tahes tahtmata, sest et äri ei ole enam kasulik, mida nendega teha? Õnneks ma pean ütlema, et Keskkonnaministeerium ei pea nende kaevuritega siis nüüd tegelema. Et see on jälle minu rõõmuks siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pärusmaa, et see on nagu puhtalt nende ampluaa. Aga me oleme kogu selle eelrafineerimistehase ja ka täiendava ühe lisa nii-öelda õlitehasega väga tihedalt olnud seotud ja just nimelt nende samade, et mismoodi kliimapoliitika seda hakkab mõjutama, kas see üldse on konkurentsivõimeline, milline see täiendav mõju on ja loomulikult, kui me vaatame puhtalt nagu kliimapoliitika ja keskkonnakaitselistest nii-öelda aspektidest, siis meie ei näe, et sellel nii-öelda ühel uuel õlitehasel ja eelrafineerimistehasel, sest me ei saa teha eelrafineerimistehast ilma, et me ei rajaks juurde veel ühte õlitehast, sest muidu me ei saa piisavalt palju toodangut selle jaoks, et see eelrafineerimistehas saaks nii-öelda ka reaalselt kogu aeg töötada. Ehk siis see on võib-olla see, millest nii-öelda ei ole avalikult ka väga palju räägitud, või siis lihtsalt ei ole tähele pandud. Nii et loomulikult me seda ei poolda, see mitte kuidagi ei aita kaasa meie eesmärkide täitmisele ja nagu siin ka Mihkel juba ütles, et kui me räägime kliimaneutraalsusest, siis kindlasti me peaksime kliimaneutraalsuse suunas vaatama ikkagi pigem neid vahendeid, kuidas me jõuaksime sinna, mitte siis, et meie vaade on, et kuidas me saavutame kliimaneutraalsuse niimoodi, et meil ka põlevkivi alles jääb. Et need on nagu täiesti erinevad vaated. Ja võib-olla ma natukene siia juurde kommenteerin, et laevakütuste väävlinormid on tõesti selle aasta algusest karmistusid, mis tähendab, et nad on oluliselt nii-öelda karmimaks läinud. Põlevkiviõli nii-öelda kunagi ei ole nii-öelda üksikuna siis sinna laevakütusena kasutatud, vaid ikkagi segatakse. Ja kui nüüd tuleks see eelrafineerimistehas, siis loomulikult see annaks meie põlevkiviõlile nagu täiendava konkurentsieelise. Siiski loomulikult me ei näe seda, et see konkurentsieelis kuidagi väga kaua püsiks, eriti kuna me teame, et meie põlevkiviõli tootmine ja tulevikus siis, kui ka näiteks see tehas tuleks, eelrafineerimistehas, siis nad on konkurentsivõimelised ainult sellisel juhul, kui nad saavad jätkuvalt Euroopa Liidu heitkogustega kauplemissüsteemist tasuta kvooti. Ja see tasuta kvoot praegu iga aasta väheneb. Ja need nii-öelda reeglid, mis meil praegu on olemas, on ju lepitud kokku kuni aastani 2030, mis on juba homme. Ja see, mis sealt edasi saab, seda me ei tea. Pigem on juttu, et see kvoot veel rohkem väheneb või kaob üldse ära ja sellisel juhul oleme me
oleme me sellises olukorras, kus meil on üsna uus tehas ja ta lihtsalt ei olegi võimeline mitte midagi tootma ja nii-öelda maailmaturule siis saatma, nii et ohtusid on väga palju. Rääkige natuke sellest kvoodisüsteemist, ma olen kindel, et on mõni, kes ei ole sellega kokku puutunud. Mis see on, kuidas see Eestit mõjutab, mis asja? Jaa, kuidas ta nüüd Eestit mõjutab? Ütleme siis niimoodi, et Eestis ta mõjutab väga oluliselt, kui siin enne toodi ka näide on ju, et Eesti versus Läti oma heitkogustega, siis Eesti puhul, kui me võtame nüüd kogu meie aastase heitkoguse, siis sellest 70% on meil nii-öelda energeetikas ja tööstuses ja on seotud selle sama üle-euroopalise kauplemissüsteemiga. Kui me paneme siia kõrvale Läti, siis nendel on ainult 30% seotud selle kauplemissüsteemiga, mis tähendab, et meie oleme eriti haavatavad sellest kvoodi hinnast, sest kogu meie energiatootmine ja tööstus ongi seal kvoodikaubanduses. Kuidas ta meid mõjutab? No ühelt poolt mõjutab ta meid selles mõttes, et igale riigile on ette antud siis nii-öelda igaks aastaks teatud arv nii-öelda kvooti, mida me siis müüme nii-öelda üle-euroopalistel oksjonitel ja kogu see tulu, mis me sealt saame, sellest vähemalt 50% me peame siis suunama igasugustele sellistele tegevustele, mis aitavad kaasa kliima- ja energiapoliitika eesmärkide täitmisele. Mis siis nagu selles mõttes on meile väga hea, et kui nüüd viimase 2 aasta jooksul on kvoodi hind oluliselt tõusnud, 2 aastat tagasi oli ta veel kuskil seal 7 ja 8 eurot, nüüd me räägime 25 ja 26 on ju, et see on päris mitmekordne tõus, siis see raha, mis meil tuleb nii-öelda riigieelarvesse ja mida me saame suunata keskkonnategevustesse, on oluliselt kasvanud ja see on väga positiivne. Kui me ma korra nagu seletan. Nüüd teiselt poolt, kuidas see mõjutab meid nii-öelda Eestina, on see sama 70% see meie tööstus, meie energiatootmine, kes siis osaleb selles kauplemissüsteemis. Mis see tähendab, see osalemine? See tähendab seda, et iga-aastaselt need ettevõtted peavad seirama, kui palju nendel kasvuhoonegaase tekib. Nad peavad selle kohta eraldi aruande esitama, see aruanne vaadatakse sõltumatu audiitori poolt läbi ja vastavalt sellele siis, kuna neile on ka igaks aastaks ette antud teatud mahus siis nii-öelda, et teie näiteks võite sellel aastal heita välisõhku kuskil, ütleme 8 tonni on ju, ja nende aastane heide on 16, siis see tähendab, et selle 8 nad saavad nii-öelda nende tasuta kvootide arvelt heita ja ülejäänud 8 nad peavad sealt kauplemisturult ostma. Ostavadki nende samade riikide käest. Ja nendele see on siis nii-öelda täiendav surve selle jaoks, et kui kvoodi hind kogu aeg tõuseb, siis nad järjest rohkem, järjest suurema summa oma toodangust tegelikult peavad sinna kvoodi ostu panema. Ja miks selline süsteem üldse loodud on? Ongi see sama, et kui see hind kogu aeg kasvab, siis ühel hetkel peaks nagu sellel ettevõttel käima peas klõps, et oota, aga kui ma nüüd teen mingi raha eest investeeringu, mis oluliselt vähendab minu kasvuhoonegaaside heidet, siis ma enam järgmisel ja ülejärgmisel aastal ei pea seda kvooti ostma, vaid ma saan omaenda kvooti hakata teistele müüma. Et see on see nagu mehhanism, mis seal taga on, miks selline asi üldse üles on pandud. Jah, Annus ja Kunnus, et siin on kõik samad Mihklid. Lihtsalt, kuna sa mainisid seda, et nendest kvoodi oksjoni tuludest 50% suunatakse nii-öelda siis kliimategevusteks, siis ma teen siin ettepaneku, et tegelikult see võiks olla 100% juba tänapäeval. Et see on minu teada Euroopa Liidu riikides pigem levinud. Et me oleme vist ma ei mäleta, kas oli Bulgaaria, oli vist võib-olla teine riik, võib-olla sinna isegi täpsustad, aga minu ettepanek siin näed kaamera ees ka, et see võiks olla hiinlaste 100% arvestades tänast olukorda, kus me oleme. Ja me oleme üks väheseid, kes ei ole seda veel 50-st kõrgemale tõstnud. Kust see 50 tulebki otse Euroopa Liidu direktiivist, kus on kohustus, et vähemalt 50. Kõikidel riikidel on võimalus seda suurendada. 17 riiki minu teada on tänaseks tõstnud selle 100% peale ja ülejäänud siis tiksuvad seal kuskil 90, 80, 70 juures ja 50 peal on siis lisaks meile veel Bulgaaria ja kui ma nüüd ei eksi, siis Poola oli 52. Nii et neid riike, kes veel 50 juures suunavad, on vähe. Mis on võib-olla positiivne, on see, et tegelikult selle 50% tõstmine on olnud juba mitmeid kordi arutelul nii valitsuskabinetis kui ka kliima- ja energiakomisjonis.
ja kuna praegusel hetkel nüüd kevadel on tulemas ka ju riigieelarve strateegia läbirääkimised, siis see on üks küsimus, mis on järjekordselt laual, just nimelt lähtudes sellest, et meil on vaja täita nii 2030 eesmärgid kui kliimaneutraalsus ja tegelikult on praegu päris tõsisel arutelul see, et seda 50% suurendada. Keeruline on, et mis valdkond siis on see, kes peab oma raha natukene ära andma ja seda leida on juba raske. Mihkel Kunnus. Jah, mul on 10 aastat kogemust ka põhikooli füüsikat andes ja ma tunnen, et see on see tasand, kuhu peaks avalik suhtlus võib olema sihitud. Ütleme see hästi lihtsalt niimoodi. Kui sa võtad fossiilse kütuse maa seest välja, põletad ära, siis see on paha. Kui me paneme sinna rafineerimistehase vahele, siis see väga ei muuda asja. On üks asi. Teiseks, kui see rafineerimistehase ehitada, see on väga-väga kallis ja see ei ole kasumlik, siis on see väga paha. Nii, teine asi, kui see on kasumlik, siis on veel hullem, sest see tähendab, et maailm pole mõistust pähe võtnud. Need on mõlemad kaotusstsenaariumid, eks? See on kindlasti tuleb aru saada. Selle tehase ehitamine on umbes täpselt loll. Nii võib meelde, et 9. klassi tasemel, see on täpselt vale tegevus. Teiseks, see, mida Keit siin hästi välja tõi, eks ju see, et see tehas oleks kasumlik, sellele eeldab, et see maailm on mingi status quo või nii-öelda ceteris paribus, eks ju, mingid tegurid ei muutu. Seda aeg-ajalt tuleb ette. No näiteks ma mäletan Siim Valmar Kiisel hiljuti, kui ta rääkis selle Rail Balticu kasumlikkusest, siis ütles, ja kusjuures see sammune tehas oli ka seal, siis ta ütles, eks, et Maailma Energiaagentuuri järgi energiatarbimine kasvab samal moel umbes 2050. Nii, kui see on fossiilipõhine, eks ju, siis see tähendab, et selle 30 aastaga lisandub atmosfääri rohkem CO2, kui kogu inimkond oma ajaloo jooksul on siiani tootnud. See on puhas matemaatika. See tähendab, kui selle teed me lähme, siis me saame hästi koolid kinni panna, sest tulevikku niikuinii lastel ei ole. Eks? Et noh, kui me eeldame, et need eeldused tõesti kehtivad, siis see eeldus tähendab teisisõnu, et inimkond tervikuna ei võta midagi mõistust pähe. See on kogu pekkis, eks ju, siis pole mõtet teha lihtsalt. Ja sihuke nagu kitsas fokusseerimine kliimaneutraalsusele, mida tähendab Eesti kliimaneutraalsus? See tähendab, et üks väike riik ei tee asja enam hullemaks. See on sisuline asi, eks ju. Asi läheb hullemaks niikuinii, eks ju, kas ta soeneb nii palju või naa palju, sest kliimaneutraalsus ei tähenda seda, et saame puhata, nüüd läks asi korda, eks ju, katastroof läks mööda. Ei, katastroof tuleb natuke väiksem. Ja see, mida me nagu natuke tegelikult tegema peame, on, eks ju, me peame maksimaalselt valmistuma ette kliima soojenemiseks. Ja see tähendab, et me peame nii-öelda enda põrkerauad välja panema. Eks ju, esiteks energeetiline turvaliksus, teiseks igasugune elurikkus, mis on ökoloogiline mitmekesisus. Ometigi, ma olen kohanud isegi nii kurioosseid asju, et kuna puit on bioenergeetikas, ajame selle ruttu ahju, et kliimat säästa, mis on jälle täpselt vale käitumine, eks ju. Ja siukesi, ütleme, täpselt valesid käitumisi on väga palju ja praegu tahetakse suurendada metsade mahavõtmist, biomassi tootmist, ehitada eelrafineerimistehas selles mõttes, et de facto kurssi ja ettepanekud on praegu täpselt valed. Aga miks see retoorika töötab? Milline? No ma mõtlen just nagu see, mis ma praegu rääkisin. Ma seletan nagu 9. klassile, sellest saadaks aru. Ei ongi siin tuleb see sama intellektuaalsuse faktor sisse. Me saame aru, et see on kõige valem mõtlemine üldse. Aga kuidas on võimalik, et riiklikul tasandil meil on üldse küsimus, kas eelrafineerimistehas on mõistlik või ei ole mõistlik? See on siuke, kuidas nüüd öelda, see on tugevad psühholoogilised probleemid iseenesest, selles mõttes tõesti. Mõeldaks, see on maagiline mõtlemine mingis mõttes, et kui sa teeskled või käitud nii, nagu midagi oleks muutunud, siis see probleem läheb ise ära. Ma tean, mul ei ole ka see omane, ma rakendan seda, mu naine võib rääkida, ma rakendan seda inimsuhetes kogu aeg, et ma proovin probleemi ära ignoreerida, meestel on see hästi tavaline iseenesest, aga Homme on naistepäev, ära seda homme tee. Ei, see fakt on niimoodi, eks ju. Mul õnneks avaldub see mõtlemispuue isikliku elusfääris, eks ju, selles mõttes ma olen sellepärast ma võin keskkonnaeetika õppejõuna töötada, aga halb on see, kui sellise mentaliteediga inimesed on, eks ju, kuskil, kes otsustavad, kes tehas ehitada või mitte selline tehas. Et tegelikult meie otsustusmehhanism on iseenesest sügavalt psühholoogiline paraku. Ja siin pole midagi teha, siin on erinevad, ma olen välja toonud ka see, et milline on kliimastsenaariumite nii-öelda leinafaasid, eks ju, alguses on eitumine, siis on tingimine, protest, resignatsioon ja siis lõpus alles tuleb see niimoodi, et mis me selle halva olukorraga teeme. Et neid on täiesti jälgitavad, sest
et paljud on niimoodi, et nad langevad sügavasse masendusse, kui nad aru saavad, kui neil nii-öelda pilt ette tuleb. See ongi masendav. Minu arust WHO-l akadeemias oli üks artikkel, kus öeldi, et 1/7 inimese tervist määravast komponendist on põhjendatud ootus elamispärasele tulevikule. See tähendab, et sa oled kas haige või loll. Muidu varianti ei ole. Aitäh! Kui ma tohin, ma korra lihtsalt mainin, et miks see on ikka jätkuvalt ju nii-öelda arutlusel või kõne all, et miks praegu jätkuvalt nii-öelda valitsuses ka mõeldakse, kas ja mida selle eelrafineerimistehase osas otsustada, on ikkagi midagi pole teha. Need samad töökohad, mis me nende inimestega reaalselt teeme, me ei ole suutnud välja mõelda, mis see alternatiiv on ja see on see, mille pärast me ikka nagu kuidagi püüame leida seda lahendust, et äkki me saame neid seal kuidagi hoida. Ja loomulikult see teine, et kui suure osa annab see sama sektor, siis meile nii-öelda riigi SKP-st, palju nagu väliskaubandusbilansist, palju ta meile keskkonnatasudena, olgem ausad, kui põlevkivi tööstus kinni läheb, kaob meil ära ka see sama hea keskkonnatasude süsteem, millest me teeme nagu keskkonnaprojekte. Nii et need on nagu need asjad, mis tegelikult nagu hoiavad ja millele ei ole praegu alternatiivi leitud. Et puhtalt ainult selle pärast me kogu aeg tegeleme sellega, et me leiaksime selle alternatiivi, aga see ei tule meil niimoodi nipsuga päeva pealt. Ja Jaanikaga on seda, ei ole hea vaielda, tegelikult peaks siin olema siis minister, kellega juba nagu kes peaks seda ilmselt kaitsma, seda seisukohta, aga see on üks pool ja teine on küüniline kalkulatsioon sellest, et kui valu ühel hetkel kätte jõuab, siis need, kes selle otsuse täna teevad, on juba läinud, eks ole, sealt nendelt positsioonidelt, kus nad täna on, et see justkui nagu neid ei puuduta enam, mis on minu meelest hästi vale arvestus lihtsalt, et see on nii karmi sellise järelmiga otsus, et seda kindlasti mäletatakse. Aga mis ei tähenda, et seda Ida-Viru muret kuidagi nagu võiks ignoreerida või nagu vähe tähtsustada, et ei või tegelikult. Ja seda plaani ja kindlust kohapealsetele inimestele nagu igal juhul on vaja anda. Mis ei tähenda üldse mitte seda, et 3000 pluss inimest, kes seal täna tööl on, ühest päevast lihtsalt on töötud, ei ole nii. Ja neid näiteid on maailmas ju küll, kus on suudetud väga palju massiivsemaid kaevanduspiirkondi, kui see on Ida-Virumaal, täiesti uuele hingamisele aidata. Et miks me ei võiks nendest õppust võtta, ma sellest täpselt aru ei saa. Mis ei tähenda, et me peaks kopeerima, aga on neid selliseid nagu mudeleid või tükke, mida sealt kasutada küll. Ja jällegi, et sellepärast on ka oluline anda nendele inimestele mingisugune ajaline perspektiiv, kaua see kestab. See ei kesta igavesti. Kohapealsed inimesed saavad väga hästi sellest aru. Ma olin sügisel Ida-Virus energeetikaseminaril pärast seda, kui oli toimunud Ida-Viru arengukonverents, kus kohalikel inimestel paluti reastada nende jaoks, siis Ida-Viru jaoks kõige atraktiivsemad investeeringud. Mis te arvate, mis sai kõige vähem hääli kohalike käest? Põlevkivitehaseks, põlevkiviõlitehas. Et kohapealsed inimesed saavad sellest väga hästi aru, kes ei saa veel aru, on need, kes otsused peavad vastu võtma. Et selles mõttes jällegi selle Euroopa Liidu järgmise 7-aastase eelarve rahasüstiga on võimalik Ida-Virus imesid teha. Ja pluss see sama 650 miljonit, mis justkui on valitsusel üle, et oleks vaja hädasti panna täiesti perspektiivitusse investeerimisprojekte, eks ole. Et kui see kõik kokku panna, siis tõesti, et ei ole see seis nii lootusetu, et 3000 inimest homme päev jääb töötuks, mitte mingil juhul ei jää. Sama taastuvenergiasektor on üks nendest valdkondadest, kus on võimalik rakendada inimesi küll ja veel. Ma lihtsalt lisan siia juurde, et jah, see 3000 inimest või isegi natukene rohkem on ju, ta ei jää töötuks täna, aga kui me teeme selle otsuse, et me ikka jätkuvalt sinna investeerime, siis me lihtsalt lükkame selle natukene edasi, me võib-olla saame sinna veel isegi täiendavaid nii-öelda töökohti juurde, mis tähendab, et võib-olla 10 aasta pärast meil tuleb teha veel valusam otsus ja siis ta ongi veel valusam, sest me oleme sinna juba ise täiendava investeeringu teinud ja seal on palju rohkem neid inimesi, kes peavad tööta jääma. Selles mõttes on see lahendus kohalike suhtes nagu kõige ebaausam lahendus, et see jätab lisaks kõigele nagu loob neile mingisuguse pette mulje, et see nüüd nagu on lahendatud. Tegelikult tuleb see hiljem ja palju valusamalt, sest et siis enam seda raha Euroopa Liidu vahenditest kasutada võimalik ei ole, mis täna on. Pluss
veel üks lihtsalt nüanss, et praegu on see aeg, kui tööjõupuudus on absoluutselt igas sektoris. Te ise teate seda, rääkige ükskõik millise majandusvaldkonna inimesega, kõigil on tööjõupuudus. Praegu on kõige ideaalsem aeg seda ümberkorraldust selles mõttes teha, mitte siis, kui tööpuudus on laes. Ma lähen järgmise teema juurde. Kas ja kuidas on võimalik Eestis täielikult taastuvenergiale üle minna? Ja esimene asi, mis meil siin Anu Eslas meil samamoodi rääkis tuuleenergiast täna. Mihkel Annus, ma küsin sinu käest kõigepealt. 83 gigavatist meretuuleenergia tootmisvõimsusest, mis peaks Läänemere piirkonnas 2050 olema, oodatakse Lätilt 3, Leedult 4 gigavatti, Eestit kõigest 1. Anu meile juba seletas, et see on suuresti sellepärast, et selleks hetkeks, kui see dokument koostati, et selleks ajaks lihtsalt Eesti ütles, et Eesti ei olnud öelnud, kas ta meretuuleparke teeb või mitte, aga sellegi poolest. Nii palju, kui mul Anu esitusest meelde jäi, siis põhimõtteliselt maismaaga on suhteliselt jokk. Ja mere peaks põhimõtteliselt triiki täis ehitama, vähemalt kuhu vähegi annab ehitada, et sinna tuleb ehitada nii. Okay. Minule isiklikult jäi see mulje, et keegi pärast ei hakka pärast konverentsi rääkima, issand, ta ei jaga üldse matsu ikka nagu. Aga et ma mõtlengi just seda, et 1 gigavatt, see on meeletult vähe ju, et mis see taastuvenergia koja näiteks siuke alternatiiv oleks, mis see potentsiaal võiks olla? Nii, esiteks ka maismaal tegelikult jah, Anu maalis selles mõttes Anno 2020 hetkeseisu meile slaidide kujul tahvlile. See on küll natukene tumedates toonides, aga sealt saab paremaks minna. Nii et ma ei ütleks, et maismaal nüüd tuulearendustega on täiesti finito on, et absoluutselt mitte. Et loomulikult pigem lähiaastatel just kõigepealt vaadataksegi maismaal olemasolevad lahendused kõigepealt. Ja siis, eks ole, see on ka loogika, siin on sees, et maismaal on asju natuke lihtsam teha kui merel, eks ole, tehnoloogiliselt. Ja ka kindlasti merele minnakse. Ja sinna me peame tegelikult ka ühe kõrtsilma suunama. Aga mis see kogu potentsiaal on? Tegelikult seda ka Anu juba viitas, et loomulikult üks stsenaarium on T100, ehk siis taastuvenergia 100 kava, aga see on võetud umbes sellise mastaabina, et see kataks kodumaise energia tarbimise ära. Aga tegelikult potentsiaal on sellest suurem. Et taastuvenergia koja see kava plaan oli lihtsalt sellega fikseeritud. Aga mida Anu ka enda ettekandes mainis, oli see 5 väga hea Läänemere äärse ülikooli poolt tehtud uuring, selline mudeldamine, et kuhu ja kui palju tuuleenergiat mahuks nii maismaale merele, eks ole. Ja seal need numbrid olid tegelikult võib-olla Anu, näed, eks ole. Ja seal oli erinevad stsenaariumid ka, et millise stsenaariumiga oleks 10 000, kuidas? Täpselt. Et tegelikult see potentsiaal on palju suurem, kui me täna üldse mõelda oskaksime. Aga erinevate stsenaariumitega, kas ja kui palju on poliitilist tahet ja survet seal, kas ja kui palju võrku välja arendatakse, see loomulikult, siin on need hoovad, mida meie saame öelda, et võiks suunata sinna poole, eks ole. Aga see potentsiaal on kindlasti suurem. Nii, sest et te olete kõige õigem inimene, keda siin istuge siia, siis te olete justkui nagu püüne peal samamoodi. Minu küsimus on siuke, et meil on Anu Eslas, Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni juhataja. Ja ma tahaks küsida nagu siukest asja, et okei, meil tehnoloogia areneb meeletult kiiresti, seda iga esitlus, mis meil on siin täna läbi käinud, konstateerib täpselt seda sama. Kas tõesti, olgu meil on riiklik nagu arutelu, et kas me saame need 1 või 2 lisakaitseradarit, kas tõesti siukest tehnoloogiat ei ole, mis oleks tuuleenergia, aga radareid ei segaks? Jah, ma saan tõesti seda öelda, et vähemalt need inimesed, kes mõistavad paremini radaritehnoloogiaid ja tuuleenergia tehnoloogiaid, siis nad nii väidavad, et kahjuks tõesti tuulikute töö mõjutab radarite tegevust. Lisaks ka muid kaitsevaldkonna sidelahendusi ja muid asju, et selles suhtes, et see koostöö või nagu natukene vastandumine on tõesti teema. Aga mis ma tegelikult tahtsin üle rõhutada,
et mida ma ka ütlesin, et kindlasti see ei tähenda seda, et meri saab olema tuulikuid täis. Nagu ma ütlesin, et parimatel juhtudel 50% võimalikest aladest üldse on võimalik. Võib-olla äkki 70 nüüd. Aga ja teine temaatika on kindlasti see, et jah, hetkel meil on väga suured piirangud ja meil on tõesti arutelu jätkuvalt, et kas täiendavad radarid tulevad ja sellest sõltub, kas ja kui palju me maismaale saame täiendavalt tuuleenergeetikat nagu luua. Ja tõesti, nagu Mihkel ka ilusti mainis, et meil on need hoovad minna ja küsida neid asju ja öelda, et kui te neid ei tee, siis need suured eesmärgid võivad jääda nagu saavutamata, vähemalt kõige odavama ja mõistlikuma elektriga. Ma võib-olla enda poolt täiendan, et jah, toetan tõesti, need arutelud on käimas, on täiesti aru saadud ka valitsuse tasandil, rääkimata erinevatest ministeeriumitest, et meil on praegu väga palju erinevaid piiranguid, on looduskaitselisi, on just nimelt ka, ütleme siis, kaitseväest nii-öelda tulenevaid piiranguid, aga nendega tegeletakse ja meil on olemas üks nii-öelda lisaradar, mis on Ida-Virumaaga seotud ja mis võiks seal nagu täiendava potentsiaali avada ja on tegelikult ju arutelul ka just nimelt see Lääne-Eesti, et olgu ta siis nii-öelda maismaapiirkond või merepiirkond, et need arutelud lähevad edasi ja see koostöö on meil päris hea tegelikult olnud, et loodame, et see jätkub ja kuhugi ka jõuab. Ja me ütleme niimoodi selle koha pealt tõesti, et mida ma saan ka öelda, et kuigi ma võib-olla hetke olukorraga kindlasti ei saa veel rahul olla, aga siiski viimase 9 kuuga on öö ja päev. Et kui ma tulin, oli pessimism, põhimõtteliselt mitte midagi ei saanud Eestis teha, tuuleenergeetikat 2013 aastast ei ole tehtud, ei ole olnud võimalik teha, siis nüüd on nagu väga palju võimalusi tekkinud, aga nagu jätkuvalt ma ütlen, see ei ole veel kõik. Et me peame nagu mõtlema, et kui me ütleme, et me vajame 40 miljonit eurot täiendava radari soetamiseks, mis avaldab mõju 30–50 aastat ja me ütleme valitsuse poolt, et võib-olla, et seda meil ei ole, siis me peame nagu mõtlema, et kuhu me tegelikult tahame oma raha panna. Anu Võslas, ma küsin teilt ühe küsimuse veel, et ma ei unusta pildi peale ette jää. Et oletame, et meil homme päev valitsuselt tuleb, jah, saate 2 lisaradarit, kõik on ilus kena, aga et kui oletame, et meil on lihtsalt tõesti kogu Eesti on valla, kui palju meil on üldse selliseid ettevõtteid või sellised investeeringud, mis voolaksid sisse, paneksid terve Eesti tuuliku, või mitte terve Eesti tuuliku täis, ma utreerin. Aga et kui palju meil üldse on nagu seda nagu majanduslikku võimet hakata nüüd ühtäkki tuulikuid ehitama? Tõesti ütlen, et tegelikult väga paljud Eesti inimesed ju ei armasta tuuleenergeetikat või ütlevad, et nad ei taha oma tagaõue niinimetatud tuuleparki saada. Et ma loodan, et see teiega siin koos siis muutub. Aga tegelikult meil on head näiteid, meil on väga palju uusi ettevõtteid olemas, kes tahaksid investeerida taastuvenergia arendamisesse ja turg on selles suhtes väga apetiitne ja meil on tegelikult neid ettevõtteid ennekõike Eestist. Loomulikult ka rahvusvahelisi ettevõtteid, kes vaatavad rohkem investeeringuprojektina neid. Aga meil on Eestis enda ettevõtteid veel, kes tahaksid tulla ja saada seda võimalust ja ma väga loodan, et nüüd aasta jooksul need asjad ka juhtuvad. Hästi, aitäh. Mihkel Kunnus. Üks kommentaar veel, et jah, loomulikult neid tahtjad on nende olemasolu pärast ei peaks teilt muretsema, et isegi ettevõtted, kes seni ei ole tuuleenergiaga silmitsi seisnud, arendusprojekte teinud, et isegi nemad vaatavad täna tuuleprojektide poole, kuna see on tõesti nii-öelda energiavaldkonnas üks perspektiivikamaid. Mihkel Kunnus, just see sama, et mina küll oma tagaõuele ei taha, kariloomad pidavad hulluks minema, linnud surevad minu õuele ära. Jällegi see sama retoorika küsimus. Kust see tulnud on ja kuidas saaks seda üldse muuta, kui saab? Seda saab ignoreerida. Nagu me oleme edukalt näinud siukese ilge lolli projekti nagu Rail Balticu näol, kus lihtsalt võeti vastu seadus, et enam igasuguseid kaevanduse eriplaneeringuid ei tehta, seal ei kobise sekka omavalitsused, vaid tehakse riiklik plaan ja tehakse lihtsalt ja hoia mokk maas ja kannata välja. Et ma ei näe mingit põhjust, miks ei saa seda siin teha, eks ju, selles mõttes, et fakt on see, et elu läheb halvemaks, siis me lihtsalt vaatame, kas me saame rohelise või punase kaikaga vastu pead. Et see on ainus valik.
ja selles mõttes, et iseenesest sihuke loomuldasa inertsus on inimestele omane. Nad on harjunud selliste asjadega, nagu nad on, eks ju. Inimene on inertne loom, eriti mida vanemaks ta saab. Sest jah, see on ka nagu tõsiasi. Nii et põhimõtteliselt lihtsalt, et teeme kuskilt otsast algust ja siis ühel hetkel inimesed mõistavad pärast 15 aastat, et keegi ei surnudki ära ja et siis on juba hästi. Nad harjuvad sellega ära, nagu prantslased harjusid Eiffeli torniga, eks ju. Sellel oli tohutu vastuseis iseenesest alguses, et nagu jälkus lihtsalt. Aga võib-olla nagu natukene väevõimuga ka nagu ei saa, ma arvan, läheneda, et paneme tuuliku sinu tagaaeda, et kannatad ära. No mitte aeda, aga kaugele. Selles mõttes, et algus ikka hea, aga suurepärane pedagoogiline võtte, eks ju, ei tööta iseenesest väga hästi, siin võib isegi Hiinast eeskuju võtta. Või tähendab mingid vajalikud ebamugavused tuleb ära teha, see on loomulikult demokraatia nõrk koht, on küll jah, aga ei ole väga alternatiive selles mõttes, muidu läheb lihtsalt nagu täiesti käest ära. Ja sest me peame vaatama ka seda, et visuaalne reostus ei ole midagi nüüd nagu talumatut, eriti kui inimesed on nii nutitelefonis kogu aeg, nad ei vaatagi enam panoraami. Keit Pentus-Rosimannus, palun. Jällegi nagu mõeldes teiste riikide kogemuste peale, siis neid näiteid, kuidas väikeseid nii küla kui omavalitsuste seltse on kaasatud sellistesse projektidesse, on väga mitmetest ka Euroopa riikidest võtta. Ja ma ei tea, te ilmselt olete ise paremad sellest rääkima, et kas ja kui palju seda Eestis juba tehakse, aga nagu imeväel muutub visuaalne reostus kauniks maaliliseks pildiks, kui selliseid lahendusi pakkuda näiteks kohalikele. See nii ongi, et nad kaasatakse sisuliselt nagu väikeosanikena projektidesse. Jaanika Lahti ilmselt taimab, mis ma tahan küsida. Ei, tegelikult ma tahtsin öelda üsna seda sama, mida Keit juba ütles, et kindlasti väevõimuga me ei hakka kuskile neid tuulikuid püsti panema, et pigem ikkagi nähakse praegu seda võimalust ja otsitakse neid kohti just, et mida me peame oma seadusandluses muutma, et me saaksimegi need samad kohalikud kogukonnad, võib-olla need kohalikud omavalitsused kuidagi sinna nii-öelda kogu sellesse arendusse kaasa võtta, et nad näeksid selgelt ka, mis nagu neile see kasu on. Olgu siis läbi, ma ei tea, soodsama elektri hinna või millegi muu, aga sellega ka hetkel nagu tegeletakse ja neid näiteid tõesti on ju üle Euroopa, üle maailma väga palju. Ma isegi ei pidanud niivõrd palju nagu omavalitsust, kui siis neid samu kohalikke elanike mingisuguse, ma ütlen ka seltsi või mingisuguse sellise organisatsiooni näol, et kui ta on omavalitsus, siis ta võib jälle sellest kohapealsest elanikust, kelle jaoks see probleem on, jääda päris kaugeks. Ma kohe annan Mihkel Annus teile ka sõna. Anu Eestlas siin juba natukene puudutas seda teemat, et miks mitte Keskkonnaministeeriumil lihtsalt võtta arutusele siuke mõte, et tõesti praegu need kohalikud omavalitsused selle eest mingisugust toetust ei saa. Tuulik tuleb teie juurde, tulgu, tahtku, mis iganes. Mis siis, kui me hakkaksime ühtäkki selle eest kas siis toetusi jagama või siis seda kasumit osaliselt jagama kohaliku omavalitsusega? Ma usun, et investorid tuleksid vastu, kui nad vaid selle loa saaksid. Jaa, ma ei olnud hommikul küll siin, kui see võib-olla välja käidi, aga nagu ma just ütlesin, neid võimalusi praegu otsitakse ja tegelikult on minu teada Rahandusministeeriumi eestvedamisel läbi viidamas just nimelt see analüüs, et millised need erinevad võimalused oleks, kuidas kas siis seda kohalikku omavalitsust või mingit kohalikku kogukonda sinna nii-öelda paati võtta ja saada nagu, et need on analüüsimisel ja just täpselt seda ma tahtsin ka enda sõnavõtus öelda, et tegelikult see Praxise uuringu nii-öelda kohaliku kasu mehhanismide väljatöötamiseks on tegelikult nii-öelda õige pea mõne kuu pärast tegelikult nii-öelda laivi minemas. Et üks lisaks nendele takistustele, millest me juba rääkisime, millest kindlasti taastuvenergia inimesed ise peavad rääkima nii palju kui võimalik, on see vastuväide, mida on hästi palju kasutatud, et tuul on lihtsalt ebastabiilne. Et me ei saa ülemäära palju tuuleenergeetika osakaalu kasvatada, sest et see muudab meid haavatavamaks, kuna tuul ühel päeval puhub, teisel päeval ei puhu. Vastused nendele vastuväidetele ja küsimustele on tegelikult olemas, et ma arvan, et see on üks hästi oluline hirme, mis tuleb maha võtta, et taastuvenergia kuidagi muudaks väga palju keerulisemaks meie olukorra. Ja ma võib-olla lihtsalt hästi lühikese kommentaari, et see on võib-olla see üks positiivne kliimamuutuste aspekt, et tegelikult tuulisus meil kogu aeg suureneb. Ja ma arvan, et seda on juba viimastel aastatel näha olnud ka. Aga on ka muid variante.
kui toetada või seda kliimamuutusi, sest et see toob meile tuulisema ilma, et on ka vahepealsed. Kliima muutub meil niikuinii, isegi kui me saame kliimaneutraalseks aastaks 2050, kliima soojenemist me praegu ei peata, see jätkub, see on siiamaani juba toimunud ja see jätkub, nii et need ilmingud, mis meil on tulemas, need niikuinii tulevad. Lihtsalt me võib-olla saame hoida, et nad ei oleks aastaks 2060 nii ulatuslikud, kui praegu võiksid olla. Ma lähen järgmise teemani. Ma tahan teada biomassi põletamisest. Praegu tuleb biomassi põletamisest, kas te oskate mulle öelda, kui palju tuleb biomassi põletamisest Eesti energiatsüklis? Ütleme, et protsentuaalselt, kui taastuvenergiat elektris on umbes 21%, sellest üle poole moodustab biomass, mis tuleb siis koostootmisjaamadest ja koostootmisjaamades umbes nii 1/3 toodetakse elektrit, 2/3 tuleb soojust, mis suunatakse kaugküttevõrkudesse, tarbitakse soojusena ära ja umbes pool soojusenergiamahust on ka taastuvatest allikatest üle poole, mis tuleb siis peaasjalikult just biomassist. Mina tegin natukene matemaatikat kodus ja selgus sihuke lugu. Statistikaameti 2017 aasta andmetel siis raiuti Eestis toona vähemalt, ma ütlen vähemalt, et ma kindlasti ütleks ühesõnaga vähemalt 11 miljonit tihumeetrit puitu. 11 miljonit. 2018 aasta Keskkonnainspektsiooni andmetel oli see tõenäoliselt 12,5 miljonit. Igatahes. Lageraie toimus 2019 aastal umbes 60 000 hektaril, see tähendab siis aastas umbes 15 Tartul. Metsamaad on Eestis 23 000 ruutkilomeetri, mis tähendab seda, et iga aastana raiutakse puhtalt lageraiena. See ei ole, siin ei ole ühtegi teist raieliiki, ei ole isegi arvestatud, mitte 2,5% Eesti metsamaast. Seejuures on siis kaitsealad kõik välja jäetud. Lihtsa arvutuse põhjal selgus minul, et puhtalt lageraiega saaks kogu Eesti mets otsa 40 aastaga. Võimalik, et mets kasvab tagasi 40 aastaga, aga mina loodusõpetuses sellist asja ei mäleta. Minu jaoks kasvas mets vist raieküpseks sai 80 ja metsast, mis puudutab nagu liigirikkust, et seal isegi ei räägi. Ühtlasi on puit kõige odavam ja enam levinud tehnoloogia CO2 sidumiseks. Et minu küsimus on hästi lihtne. Kas tõesti nagu biomassi põletamine on roheline energia? Ja kuigi Mihkel Annus, ma tahaksin tulla teie juurde põhiliselt, siis ma kõigepealt tegelikult alustan Jaanika teist. Et Keskkonnaministeeriumi põhieesmärk on vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamine. Seda saab nende kodulehed kontrollida. Kuidas biomassi põletamine, mis nüüd on kasvutrendis, lootuses, et me saame ikkagi nagu roheliseks selle energia, kuidas see vastutustundlik on? Jaa, mõtleme nüüd, kust otsast alustada. Miks üldse loetakse bioenergiat nii-öelda roheliseks ja miks me ei arvesta bioenergia nii-öelda kasutusest, kui me teda põletame näiteks soojus- või elektrienergia saamiseks. Tegelikult need juured ulatuvad natukene kaugemale. Ehk siis bioenergia või biomass oli ikkagi üks selline nii-öelda võimalik esimesi alternatiive või ülemineku siis nii-öelda vahendeid, kuidas me saaksime hakata fossiilsetest väljuma. Seetõttu on nii-öelda ülemaailmselt kokku lepitud reeglite kohaselt, et kui me biomassi nii-öelda põletame, kasutame energia tootmiseks, siis me sellest CO2 heidet ei arvesta. Kuhu poole Euroopa tegelikult liikumas on tänu sellele, et meil on tulnud nii-öelda asemele niivõrd palju teisi alternatiivseid lahendusi, olgu see tuuleenergia näol, päikeseenergia näol, meil on varsti tulemas vesinik, siis tegelikult on ka üha rohkem Euroopas arutelul see, et seda CO2, mis meil tekib biomassi põletamisest, et seda hakatakse mingist hetkest arvestama. Ja võib-olla siit nagu tuleb see, et miks nagu on loetud siiamaani bioenergiat nagu roheliseks ja praegu me liigume ikkagi üha rohkem selle poole, et igasugune biomassi põletamine ei ole kindlasti roheline. Me peame ikkagi rõhutama üha rohkem seda, et biomassi puhul peab olema see kasutus nii-öelda jätkusuutlik. Ehk siis sellist puitu, mis on siis tõesti võimalik sellele lisandväärtust anda, mida on võimalik kuskile tootmisesse suunata, seda kuskile, hoonete mööbli nii-öelda kasutuseks, see peaks sinna minema. Ja see, mis alles jääb, alles see läheb siis nii-öelda põletamisse. Nii et võib-olla lihtsalt taustaks, et see tõesti on nii-öelda muutumas.
praegu hetkel jätkuvalt me arvestame sellega, et kui me biomassi kuskile katlasse põletusse suuname, siis jah, tõesti sealt see CO2 heide on 0. Aga see on muutumas ja ma usun, et ega meil väga palju seda mahtu vist enam juurde ei ole ka tulemas, et seda biomassi kuskile koostootmisjaamadesse, et me oleme ikkagi päris edukad olnud ja juba kõik nii-öelda ära uuendanud, renoveerinud. Minul tekkis just nagu nimelt see, et ja võib-olla see on retoorikas kinni, võib-olla ma mõtlen natukene liiga lillelapselikult praegu, aga ma mõtlen just seda, et puitu, mida kuskil mujal ei saanud kasutada, et selle me siis põletasime ära, miks mitte metsa jätta see puit, mida ei saa kasutada? Ja siin võib-olla lihtsalt ongi see küsimus, et kui me jätame ta sinna metsa, siis tegelikult see sama CO2 emiteerib seal kohapeal metsas. Praegusel juhul me saame ta nii-öelda selles mõttes nii-öelda lisandväärtust anda, et me saame sealt selle energia, enne kui me selle sama CO2 atmosfääri. Et see on võib-olla see nii-öelda nüanss. Ja ilmselt, kuna ma ei ole tõesti metsanduse inimene, siis ma nii täpselt ei tea, aga eks see ilmselt taandub ka sinna, et kui mina olen nüüd selle metsa majandaja, siis puhtalt nagu rahalise poole pealt on minul endal nii-öelda ka ju kuidagi tulusam või kasumlikum, kui ma selle viimase jäägi samamoodi kuskile kellelegi ära müün ja sellest energiat toodetakse, selle asemel, et ma ta sinna endale metsa jätan. Et seal kindlasti on ka sellised tagamaad. Mul on hea meel kuulda, et see on kas või nagu ülevaatamisel, ükskõik kas ta on siis Eesti või Euroopa kontekstis, et biomass. Mihkel Annus. Taastuvenergia koda räägib sellest 2030. aastaks, mõistagi see dokument loodi ammu, aga seda, et energiat saaks toota rohkem, selleks paratamatult on vaja põletada rohkem biomassi. Või ma eksin? Ma vastasin sellele sarnasele küsimusele tegelikult ka oma ettekande lõpus, et tegelikult taastuvenergia 100 kava arvutused on tehtud eeldusega, et raiemaht on 8 miljonit tihumeetrit aastas. Mis kui kiiresti numbreid sirvida, siis vastab ka, jääb selle piiridesse, mis on viimastel aastatel, viimase 10 aasta jooksul umbes Eestis kasutuses olnud. Siin ma pean muidugi täpsustuse tegema lihtsalt, kuna ma tegin ka eeltööd. Et ilmselt 10 aasta kohta see ilmselt keskmiselt niimoodi tuleb. Tõesti, 2018 raiuti 12,5 miljonit tihumeetrit. Aga ilmselt 10 aasta keskmine umbes midagi sinna kanti jääb. Ja tegelikult see probleemistik on tegelikult väga oluline ka selleks rääkida. Ja Jaanika tegelikult avas seda päris hästi, et minu meelest taastuv puit on taastuv loodusvara, aga ta on ikkagi, ta ei ole samamoodi taastuv nagu päike ja tuul, eks ole. Ta taastub natukene ikkagi natuke pikema aja tagant ja nii, et see on ikkagi nagu kokkuleppeline, et kuidas me teda ikkagi määratleme. Ja ma nõustun ka sellega, et me päris täpselt ei tea, kuidas regulatiivselt selline kokkuleppeline suund muutuda võib. Ja kindlasti mõned riigid, Holland näiteks võib-olla mõistab bioenergeetikat natuke teistmoodi kui Põhjamaad, kus on rohkem ka puidutööstust näiteks, eks ole. Aga eks natukene energeetika valdkonnast lähenedes, et loomulikult minul, kellel on ka tegelikult keskkonnaorganisatsiooni taust, ma mõistan väga hästi tegelikult metsanduse probleemistiku. Aga siiski, me elame sellises piirkonnas, kus me vajame väga palju soojust. Ja küsimus on selles, et me peame kuskilt ikkagi sooja tootma. Ja ajalooliselt loomulikult on hütti keskele tehtud lõke, kus põletatakse ikkagi halupuid, eks ole. Lihtsalt koostootmisjaam on märksa efektiivsem viis, kuidas sellest ühest halupuust või puiduhakkest selle puhul saada rohkem energiat kätte. Ja eriti oluline kriteerium ongi siin just ressursi tõhusus. Kui me peame toimima piiratud ressursi tingimustes, siis me peame seda ressurssi väga tõhusalt kasutama. Seepärast on ka koja selge hinnang ka sellele, mida tegelikult täna ei ole veel mainitud, aga ometi on viimase nädala jooksul uudisekünnis ületanud, et valitsus on toetanud biomassi kasutamist ka Narva elektrijaamades, mis tegelikult meie hinnangul ei ole õige, kuna sealne ressursi tõhususe kriteerium on või kasutegur on neti madal.
et võrreldes näiteks koostootmisjaamadega, et mis tegelikult suurendaks oluliselt survet metsandusele ja nii-öelda alternatiivsetele sektoritele, kes sama ressurssi kasutab. Aga eks, mis ma tegelikult oma ettekandes rõhutasin, et energiatõhusus on just eriti oluline. Soojamajanduses me saame väga palju teha selleks, et vähem sooja kasutada, soojustada oma majad ja nii edasi. Ehk siis, kui soojustarbimine läheb allapoole, siis tegelikult koostootmisjaamadel, katlamajadel, soojuspumpadel on vähem tööd ja ressurssi hoitakse rohkem kokku. Nii et see on nii-öelda kahe otsaga asi, et loomulikult me peame tootma, aga kõige soodsam energia on ikkagi kokkuhoitud energia. Keit Pentus-Rosimannus, teie? Metsast rääkides üldse me oleme ebamõistlikult palju keskendunud ainult nagu raie statistikale mu meelest. Et kui meil oli see viimane arutelu mõned nädalad tagasi Riigikogus, siis ma ka seal küsisin selle küsimuse, et kes nagu tegelikult peab arvestust selle muu väärtuse üle, mis metsas on, et ei ole ainult puit ju. Et riskin nagu minna natuke majanduse poole pealt võib-olla eemale, aga ei ole ainult puit, on nagu iga, nagu ma ei tea, putukas, sammal, marjad, linnud, loomad, see tegelikult samamoodi vara. Kui me seda tahame nagu vara kontekstis käsitleda, eks ole. Ja Keskkonnaagentuur iseenesest hakkas kunagi seda mudelit välja töötama, ma isegi praegu ei tea, kaugele sellega jõutud on. Ja põhimõtteliselt loodusel ei ole vaja üldse, et ta raiutakse. Et see jutt, et puu kukub maha ja läheb pahaks, eks ole, et see on nagu hästi egoistlik ja puhtalt ainult inimese seisukohast räägitav jutt. Loodusel ei ole vahet. Et selles mõttes see suhtumine natukene on nagu nii ja naa ja mis ei tähenda seda, et üldse ei võiks seda jääki, mis mõistlikult puitu kasutades ja suuremat nagu lisandväärtust tekitades, kasutades, hästi kokkuhoidlikult kasutades üle jääb, et seda ei võiks siis nagu põletada. Seda võib põletada, aga seda, et me lähme ja käsitleme metsa ainult nagu võimaliku nagu ahjupuuna või lihtsalt nagu puidupõlluna, et mulle see on aastas natuke nagu vastuvõetamatu. Ja see, mida riik saab iseenesest kõige lihtsamini ja kuidas seda nagu muuta või reguleerida, see on läbi riigimetsa. Kui meil on riigimetsa nii palju, siis riigimetsa raiestatistikast rääkides mälu järgi ütlen, et 2013 oli see umbes 3,7–3,8 miljonit tihu, 2017 oli see tõusnud 4,4 peale umbes. Ainult riigimetsast rääkides, eks. Ja et kus see surve tuleb, kui riigieelarvesse RMK pidi 2014. aastal maksma 14 miljonit eurot, siis sel aastal on see 45 miljonit eurot. On see, mis on pandud siis nagu valitsuse poolt ootus peale, kui suurt tulu tahetakse riigimetsast kätte saada. Seda on võimalik riigil hästi nagu ise reguleerides ümber vaadata ja ma arvan, et seda tuleks ka teha. Mihkel Kunnus. Jah, küsimus, kas biomass on nii-öelda roheline energia või mitte. Nagu ma õpilastele ütlen, ei ole rumalaid küsimusi, on rumalaid küsijad. Selles mõttes, et biomass võib olla kõige rohelisem, aga ta võib olla ka kõige mitterohelisem. Selles mõttes, et ta võib olla nii-öelda see kõige rumalam lähenemine üldse. Eks, kui me võtame metsad maha, siis on kliima mõttes kõige kahjulikum käitumine üldse. Esiteks me paiskame selle süsihappegaasi õhku, teiseks me lõhume ära puhverdustsooni. Eks ju, meie võimalikult elurikas ja ökoloogiliselt mitmekesine ökosüsteem on meie kõige parem ja kõige kindlam garantii, eks ju, kõige suurem puhvertsoon. Siis väga palju sõltub ka sellest, kuidas neid metsi maha võetakse. Eks ju, tõepoolest tihumeeter ise ei ütle mitte midagi. Kui teha hobusega arvendusraiet, siis see tõstab isegi elurikkust, eks ju, selles mõttes, et tekib valguslaike, siis seal saavad kasvada uued põõsad, siukesed, eks ju, need puisniidud on hea näide, kus inimsekkumine suurendab elurikkust, eks ju. Aga kui võtta lageraie harvesteridega, eks ju, kusjuures need on rasked masinad, mis rikuvad ära mulla kapillaarsuse, muld hakkab omakorda seal oksudeeruma, tuleb veel mullast CO2 juurde, see on nagu väga-väga kahjulik käitumine sellises mahus lageraie, eks ju, ökoloogid on öelnud, et ta kannatab 8 tihumeetrit välja, eks ju, kui võetakse maha.
hädaga kannatab välja, et see on enam maksimum. Tõepoolest, eelmine aasta umbes oli 12,5, seda on 1,5 korda rohkem. Siis puidutööstused, mul oli üks omapärane kogemus, nad üritasid mind lobistada, et ma räägiks neist head. Ja siis, see oli vigane, muidugi vale isik valitud, aga selles mõttes, et ma sain nende Ernst & Youngi metsa puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Sisekaanel on öeldud ka, et aruanne on mõeldud kasutamiseks Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidule ning nende liikmetele. Uuringu läbiviijad ei võta vastutust kolmandate isikute eest, kes otsustavad uuringu andmeid kasutada. Ma otsustan. See on nagu selles mõttes hea näide, mida ma soovitasin, eks, kui sul on mingi tundlik koht, siis sa ei hakka sellega vaidlema. Umbes nagu, et ma ei soovita Helmedel rääkida kliimaküsimustest, sellepärast, et nad on ennast lõplikult diskrediteerinud seal. Et siin minnakse kõigest ökoloogilisest täiesti lihtsalt mööda. Sellest ei räägita, absoluutselt lihtsalt ei räägita. Räägitakse, kui palju sealt raha tuleb, raha meeldib inimestele, kui palju see tööd annab. Siis siin on välja pakutud ka tulevikustsenaariumid, et kui palju siis raha tuleb, kui me nii teeme ja nii teeme. Eks ju, ökoloogid käisid välja 8 miljonit tihumeetrit, praegu võeti 12,5, eks see on 1,5 korda rohkem. Siin välja pakutud stsenaariumid on 10 miljonit, ehk siis natuke rohkem, kui ökoloogid pakkusid, 15 miljonit, ehk palju rohkem, kui ökoloogid pakkusid, ja 19 miljonit, ehk eriti palju rohkem. Need on ainsad variandid, eks ju, see on nagu siuke kommunikatiivselt kaval, mulle tuleb meelde üks Futurama episood, kus oli üks eriti limane naistekütt, eks ju, oli see mingi blond kapten seal sukkpükstes. Ja ta tahtis Leilat välja kutsuda. Ja ta läks Leila juurde ja ta ütles niimoodi, teeme 70 kohtingut. Ja selleks ilgeks tingimuseks, eks ju, Leila esimese reaktsioon, ei, mitte ühtegi, 0, ei. Ja lõpus nad tingisid mingi 2-3 peale. Ja kui jääb ju mulje niimoodi, et see libekeel naistemees oli ilgelt alla tulnud, eks ju, ta oli 70 pealt tulnud 2,3 peale midagi. Aga eks ju Leila algul oli niimoodi üldse ei taha välja minna ja minu arust nad kasutavad sama strateegiat, eks ju, nad panevad siukese pauguga, et lööb hinge kinni ja siis tundub, et kui me suudame selle kärpida lihtsalt üle mõistliku peale, liiga suure peale, et siis me oleme juba võitnud. Ja see on nagu reaalne dokument, eks ju. See küll ei peaks minu käes olema, aga see on reaalne asi, kes asju jagatakse, sellega lobistatakse. Ja ma võib-olla lisan siia natukene taustaks jälle juurde, et ma tean küll, et metsanduse arengukava on praegu jätkuvalt koostamisel, need vaidlused, arutelud kestavad. Ühelt poolt esitavad tõesti Metsa- Puidutööstuse Liit oma andmeid, on ju teiselt poolt tulevadki ökoloogid ja kogu elurikkuse teema. Mis võib-olla kõige selle juures siuke, ma ei oska öelda nüüd kas positiivne, aga vähemalt nagu natukenegi mõjutav on see, et riigina me oleme muide võtnud ka eesmärgi aastatel 21–30, siis on meil siduv, Euroopa Liidu ees siduv kohustus tagada, et kogu siis meie metsanduse ja maakasutuse sektor ei muutu praegusest süsiniku sidujast heite tekitajaks. Mis tähendab seda, et kui praegu meil kogu metsanduse ja maakasutuse sektor kuskil 2 miljonit tonni CO2 iga aasta seob, siis me peame tagama, et aastani 2030 ta jätkuvalt on kas siis siduja või siis võib-olla sinna 0 lähedale läinud. Mis tähendab seda, et kui ühel hetkel tõesti tulevad ka metsanduse arengukava raames need samad tihumeetrid, millest me kogu aeg räägime arutelule, siis see on kindlasti üks koht, kus riik ütleb ka oma sõna. Sest kui me seda numbrit, kui me seda eesmärki ei täida, siis tähendab juba seda, et me peame minema sinna samma kvoodikauplemise turule ja reaalselt teistelt riikidelt selle kvoodi ostma, mis tähendab omakorda survet meie riigieelarvele. Nii et see on ka võib-olla üks hoob tegelikult, mis siin on natukene varju või tausta jäänud, aga mis kindlasti tuleb lauale. Keit Pentus-Rosimannus, teie käest lõpuks kiiresti. Meil on üks teema veel ja ma püüan ilusti ajaraami sattuda. Kui tõesti, täpselt samamoodi nagu Mihkel Kunnusega tehakse lobitööd, ma olen veendunud, et teiega on tehtud lobitööd oluliselt palju, oluliselt rohkem, vahetele, vabandust. Igatahes. Ma mõtlen seda, et kui me tõesti ühel hetkel näeme, et kulge, et aga ökoloogid ütlesid, et 8 miljonit oleks optimaalne piir, mille hädaga kannataks kätte, aga ometi sellest, me ei räägi isegi nüüd nagu sellest nagu 19 või 15 miljonist tihumeetrist, ka see eelmisel aastal 12,5. Mida selleks vaja on, et see tõesti tuleks alla 8 peale, kas seal on mingi avalik surve, mingi regulatsioon Euroopa Liidult, kuidas seda üldse saab kärpida?
igast nagu ütleme, et Euroopa Liidu eesmärgid on kindlasti väga olulised ja väga vajalikud, aga ma arvan, et keskkonnavaldkond on üks nendest, kus tegelikult me peaksime nendest palju vähem rääkima, et me ei tee mingeid asju sellepärast, et keegi Brüsselis midagi ütleb või on mingi eesmärgi meile seadnud, et me ju tegelikult teeme sellepärast, et see on nagu meie oma riik, eks ole. Et mida vaja on, otsust on vaja, et nii ongi. Kelle otsust? Ma mõtlengi just nagu seda, et, et kuidas see otsus tuleb. Eks ole, et praegu, ma ei tea, valgustage mind, kas praegu on mingisugune suurem arutelu laual, et kulge, et me tõesti raiume liiga palju, raiume vähem. Kas siuke mingisugune arutelu on üldse olemas? No ma mitte ilma asjata seda RMK näidet tegelikult ei toonud siia, et me oleme ka Riigikogus riigieelarve arutelude ajal siis seda ettepanekut nüüd päris mitu aastat juba teinud, et see on see kõige loogilisem hoob, kuidas riik saab seda mõjutada riigi enda metsa kaudu. Ja seda enam, et RMK ülesanne ei ole mitte ainult raiuda, ei ole ainult raiumiskeskne, RMK-l on väga palju muid alates haridusest, sotsiaalsest, kõigest muust ka ökoloogilisest kohustusest, et see on see, mida kaudu mõjutada saab. Selle ülesande RMK-le iga-aastaselt seab Vabariigi Valitsus, kui palju on tal vaja järgmiseks aastaks siis seda mahtu täita nii-öelda, mis minu meelest juba ainuüksi nagu mõtteliselt on nagu väga kitsas ja vale nurga alt lähenemine. Ma jõuan viimase teemani ja ma tahaksin teada, kas taastuvenergia on piisav lahendus kliimaneutraalsuse saavutamiseks või vähemasti nagu see, et me ei lähe enam nagu nii palju hullemaks, et me saame nagu selleks 50. aastaks saame enam-vähem oma eesmärgi täis. Ja üks võimalik on aatomienergia või tähendab tuumaenergia, vabandust. Hiljuti sain teada. Fermi Energia, Eesti ettevõte, kaasas esimeses rahandusvoorus investeeringutele 5 investorilt ja osanikelt 260 000 eurot. See sammunegi Fermi Energia tahab välja arendada Euroopas esimese väikese 4. põlvkonna reaktori võimsusega 500 megavatti. Maksma läheks umbes 1 miljon eurot ja esimene peaks valmima 2025 kuni 2028. Kasutab kütusena sulasoola, oluliselt madalam temperatuur ja poolestusaeg vastupidiselt praegule 50 000 aastal on 500 aastat, mida siis pakuti välja, et võib-olla ladestaks merepõhja, paneks nad klaasi sisse ja siis oleks teile ka korras. Mihkel Annus, mida teie arvate, mida taastuvenergia koda arvab? Tegelikult on see, ma nüüd ei tea, kust nagu alustada. Et esiteks need andmed, mida sa ette lugesid, jah, kunagi nad rääkisid nendest andmetest, nüüd on kommunikatsioon hoopis teistsugune. Räägitakse nii-öelda 3. generatsiooni lihtsalt väiksematest mudelitest, enam ei räägita 4. generatsioonist, ma ei tea, kas nad ise ka teavad, mida nad teevad. Aga üleüldiselt, ega tuumaenergia ei ole ju, tähendab, ta on mingisugune energiavorm, mis ei ole tegelikult veel valmis. Sellel on kindlasti potentsiaali. Jah, praegu on mitmed riigid Euroopas ka, kes kasutavad tuumaenergiat, sealhulgas ka meie naaberriigid, eks ole. Ja kindlasti on ka potentsiaal nii-öelda kaugemas tulevikus, kui nii-öelda uuemad generatsioonid kasutusse reaalselt jõuavad. Aga need aastanumbrid, mis sa ette lugesid, et tegelikult on see ikkagi jama. Et lähima 10-15 aasta jooksul me sellist asja Eestis ei näe, julgen öelda. Ja nüüd, kui me vaatame, et millal meil on see kõige kriitilisem aeg, millal me peame tegutsema tegelikult kliimategevustes, siis tegelikult selle järgmise 10-15 aasta jooksul ma julgen öelda, et taastuvenergia jõuab juba nii kaugele, et ei tea, kas üldse tuumaenergiale Eestis ruumi on. Et lisaks, siin on tegelikult palju juttu ja me võime siin tund aega veel rääkima jääda sellele, eks ole. Aga Eesti ei ole tuumariik. Me peame nii palju taustatööd tegema selleks, et Eesti saaks tuumariigiks. Siin on nii-öelda hariduslik tase, ametkonnad, seadused, mis peaksid olema loodud. Meil pole seda spetsiifikat Eesti sees. Miks peaks selline pilootseade, mis ütleme ikkagi niimoodi, et see ei ole lihtsalt niimoodi nipsust ei tule Eestisse, see ei tule lihtsalt niisama, eks ole, 5 või 10 aastaga. Et miks seda ei tehta sellises riigis, kus on olemasolev seadusandlus, teadmised ja nii edasi.
et siin on väga palju küsimusi, mida me täna ei jõua isegi vastata ja nii palju, kui mina olen kuulnud, siis mina neid vastuseid ka nendelt ei saa. Siin loomulikult tuumajäätmed on küsimus, mis on alati õhus. Aga ma lasen teistel ka rääkida. Mihkel Kunnus, küsimus teile. Tuumaenergia, nüüd hakati sellest viimati rääkima, kas siis eelmisel või sellel suvel, ma päris täpselt ei mäleta. Vahepeal oli see natukene siuke uinuv teema ja nüüd ühtäkki läks väga plahvatuslikuks. Jälle on hästi suur polariseerumine, et jah, teeme kohe homme, hakkame ehitama, ei ärme tee mitte mingil juhul, Eesti ei ole tuumaenergia riik. Millest siuke radikaalsete vaatepunktide tekkimine on? No tuumaenergiat loomulikult kardetakse, siin on väga selged psühholoogilised põhjused ka, eks ju, on põlvkond, kes mäletab Tšernobylit, alles oli Fukushima, ta on ohtlik asi inimesele, sellest pole kahtlustki. Kui need poisid saavad selle asjaga hakkama, mida nad lubavad, tore, las nad pusserdavad, eks ju, selles mõttes äkki saavadki hakkama. Siukese väikse ökoloogilise vinjetina võib öelda, et kui me vaatame Tšernobylit, siis seal loodusel läheb väga hästi. James Lovelock, Gaia-teooria väljatöötaja, tema soovitas tuumajäätmed puistada vihmametsadesse. Miks? Sellepärast, et radioaktiivne kiirgus hoiab inimesed eemal. Aga kusjuures pange tähele, et radioaktiivne kiirgus on üks väheseid spetsiifiliselt inimesele eriti ohtlikke asju. Teistele liikidele ta nii väga midagi ei tee, sellepärast, et teiste liikide elutsükkel on kõvasti madalam. Neil ei jõua vähk välja areneda selle ajaga. Aga inimene on anomaalselt pikaajaline liik, tema kardab kiirgust. Ja sellepärast on ka Tšernobyl nagu isetekkeline rahvuspark. Selles mõttes, et mürkrohelised peaks seda hurraaga pooldama. Ma korraks veel küsin, et ma selles suhtes veel küsin, et just nimelt, kui see nagu diskussioon suuresti algas, et okei, et meil oli põlevkivi, nüüd ühel hetkel keegi väidab, et põlevkivi enam ei sobi, et teeme siis tuumaenergiat, paneme need samad 3000 kaevurit sinna tööle ja ongi nagu hästi. See on loomulikult nagu, see on demagoogia, ma utreerin. Aga ma küsin nagu seda, et kas eestlasel on nagu kuidagi viisi omane siuke nagu lihtsatest lahendustest mõtlemine või see on inimesele omane? Miks see on? Miks me ei mõtle niimoodi, et me paneme sinna tuulikud ja sinna päikseenergia ja miks me ei taha nagu oma õuele? Ei, selles mõttes rahvuslik kategooria siin vaevalt rolli mängib kuidagi, et Eesti etnilised tunnused kuidagi korreleeruvad vastuseisuga tuumaenergiale. See on lihtsalt üldine vastumeelsus tundmatu asja suhtes. Sest tuumaenergiat või radioaktiivset kiirgust põhjendatult kardetakse, ta on inimesele ohtlik asi. Ongi, aga samas kui õnnestuks seda hästi purki püüda, miks mitte, ja väikse jälle selle vink-vink lendab asi õhku, on meil üks ökoloogiline rahvuspark, inimvaba. Keit Pentus-Rosimannus. Tuumajaam, tõenäoliselt käis valitsusest läbi juba 2005, ühesõnaga varemgi. Et kas kui palju Eestis üldse seda uuritud on? Ma mõtlen just valitsuse tasandil. Kas see on üldse päriselt kunagi teema olnud? Ma kogu Eesti ajaloo eest ei julge rääkida, aga 2011 kuni 2014 tegelikult ei sel vahemikust väga tõsiselt küll valitsusest läbi ei käinud. Aga mõned märkused, et ma esiteks arvan, et on ebaõiglane, et siin ei ole laval seda inimest, kes oskaks sellest rääkida detailsemalt. Et kui ma oleks tuumaenergeetikute konverentsil ja seal hakkab keegi tuuleenergia kohta või taastuva energia kohta väga kuidagi üleolevalt rääkima, siis ma kindlasti sekkuks samamoodi. Et selles mõttes ma arvan, et hea oleks, kui seda õnnestuks mõnikord läbi rääkida nii, et kõik osapooled on laval ja saavad esitada oma argumente. Aga mis puudutab neid numbreid, siis minu meelest on see suurusjärguga eksitud, et minu meelest on nii, et 300 megane ei maksa mitte miljon, vaid miljard. Või tähendab miljard, jah, vabandust, kui ma ütlesin miljon. Et selles mõttes on see suurusjärk natukene teine ja kindlasti keskkonna poolt vaadates sama jäätmete teema on hästi suur küsimärk, isegi siis, kui muidu erainvestorid julgevad võtta riske, mida nad kas julgevad või ei julgevad võtta. Aga riigi ja keskkonna seisukohast jäätmed ja sellele ei ole praegu ka mina vastus saanud veel. Jaanika Laht. Ja ma võib-olla võtan siis selle valitsuse lähiajaloo enda peale. Et võin öelda, et praegu ei ole ehk siis meie hoiak on olnud kogu aeg see, et me oleme tehnoloogia neutraalsed. Me ei ütle kohe mingile asjale ei või jaa. Et kõik asjad on laual senikaua, kuni nad ei ole päris välistatud. Ja tuumaenergia praegu siis samamoodi on hetkel laual. On plaanis siis tegelikult luua ka eraldi töörühm ekspertidest selle jaoks, et selgitada välja, mida kõike siis ühe sellise väikse 300 megavatise tuumajaama rajamine Eestisse võiks tähendada. Seejuures viitan sellele samale tegelikult, millest juba Mihkel rääkis, et kui algselt oli juttu 4. generatsiooni tuumajaamast,
siis hetkel me oleme ikkagi sinna jõudnud, et meil on ka laual jätkuvalt siis see 3+ versioon, mis on siis GV ja nii edasi reaktorid, mis tähendab seda, et valitsus praegusel tasandil ei olegi võimeline mitte mingisugust otsust tegema, sellepärast et meil ei ole teada, mis tehnoloogiast me räägime, millisest tuumakütusest me räägime. Meil on selge see, et kui siia kunagi peaks tulema Eestisse see jaam, ta kindlasti ei tule enne, ütleme, 33, 34, 35, sest see ei olekski puhtfüüsiliselt võimalik. Aga kui ta kunagi siia tuleb, siis me peame number 1 arvestama sellega, et meil ei ole praegu pädevust. Me peame kogu selle süsteemi siin riigis üldse nagu üles ehitama ja sellel kõigel on oma kulu. Meil ei ole, kui me selle tuumajaama siia rajame, siis me peame selle tuumakütuse või selle jäägiga ise tegelema. See ei ole nagu rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt võimalik, et me ostame selle kütuse endale siia sisse ja siis pärast küll me jäätmed kuhugi saadame. Ei, me peame sellega siin samas koha peal tegelema ja kuni 50 aastat on see, kus me saame teda siin koha peal vahe ladustada. Lisaks sellele on see riigile tegelikult väga suur kulu, millest on võib-olla natukene vähem juttu olnud, aga kui üks riik otsustab saada nii-öelda tuumariigiks, see tähendab seda, et ta peab samamoodi ühinema teatavate konventsioonidega, mis tähendab seda, et igasuguste nii-öelda tulevikus võimalike siis ütleme hädaolukordade ja tuumaõnnetuste tagajärgedega tegelemiseks me peame riiklikult panustama väga suuri summasid nii-öelda tuumavastutuse fondi. Et need on kõik nagu asjaolud, mida me peame praegu hakkama nii-öelda kaaluma, vaatama ja praeguse nii-öelda ajagraafiku kohaselt on siis plaanis see töörühm nüüd selle aasta kevadel luua ja loodetavasti siis ütleme võib-olla järgmise aasta lõpuks me oleme nagu üldse jõudnud nagu arusaamisele, mida see Eestis võiks tähendada, nii et alles siis hakkame kaaluma, et kas võiks või mitte. Kuna aeg lihtsalt surub meeletult peale, siis ma siinkohal tõmban jutu otsa kokku. Veel enne küsin igaühe käest, kui on tõesti, kui saab väga laialt praegu öelda, kui on üks asi, mida te tahaksite, et jääks praegu meie publikule, tudengitele paljuski kõlama, siis mis see oleks? Ma alustan võib-olla Mihkel Kunnust teist. Metsaraie alla Rail Baltic sellisel kujul no ja põlevkivist loobumine. Üks asi, mis jääks. Võib-olla siis see, et mitte laskuda äärmustesse, alati nagu kaaluda ja mõelda kõige optimaalsem ja mõistlikum lahendus. Absoluutselt, mis teemast me räägime, transpordist või energeetikast, et leida ikkagi see kesktee. Tulevikutehnoloogiad. Metsa teemadega tegelikult olen nõus, et mitte ainult raiumiskeskne, vaid palju laiem vaade, aga eelkõige tulevikutehnoloogiad. Eesti jaoks see võiks olla väga suur võimalus iga ühe tee jaoks tegelikult samamoodi. Nõustun eelkõnelejatega. Lisaks mõelge peaga, kuulake, harige ennast kliima, energeetika alal, toetage enda lähedasi, öelge välja oma arvamus, kui te suudate seda hästi põhjendada. Valige karjäär selle nimel, et teha maailma paremaks ja radarid. Mihkel Annus, Keit Pentus-Rosimannus, Jaanika Laht ja Mihkel Kunnus. Ma palun suur aplaus.